Tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Täitsa Pekkis saates me inspireerime sind tegema elus julgemaid valikuid, jagades edukate ja ägedate inimeste pekkiminekuid. Mina olen Katrin Hindrikus. Ja mina olen Mihkel Vetemaa. Täna on meil saates üks eriliselt vinge noor Eesti mees. Ta on produtsent, ta on laulja, ta on laulukirjutaja, ta on üks Eesti kõige edukama YouTube'i kanali autor, tal on 174,000 subscriberit YouTube'is, ta on osalenud 4 korda Eesti Laulul, ta on ühe Eesti kõige populaarsema podcasti looja ja kaassaatejuht, mis siin toimub. Ta on Eesti ühe kõige seksikama uue reality kaaslooja ja saatejuht. Ta on tegelenud võistlustantsuga, ta on tegelenud jalgpalliga. Ta on võitnud sellised asjad nagu näiteks My Hits Awardil 2018 aasta YouTuber. Ta on Kroonika meelelahutusauhinnad võitnud, aasta suunamudija. Ta on võitnud kategoorias aasta meelelahutaja. See mees on ei keegi muu kui Andrei Sevakin. Mida tiitleid? Mida meest? Suurepärane, nii et vinge saade. Mul jooksis mõte kokku tõesti pärast seda. Neid tiitleid on, läks endalgi ühe kokku. Kui see saade sind täna inspireerib, kõnetab, siis jaga seda saadet vähemalt ühe oma sõbraga või siis Instagrami storydes, jälgi meid YouTube'is. Ning samuti, kui sulle meeldivad meie tegemised, siis tule toeta meid Patreonis. Patreon on suurepärane platvorm, kus ongi sinul just võimalik toetada oma lemmik sisuloojaid. Ning meil on seal 3 erinevat võimalust, kuidas meid toetada, kui sa tahad lihtsalt meie tegemistel õla alla panna ning sa tahad, et me seda saadet jätkusuutlikult teeksime, siis see on võimalus. Kuid nüüd on võimalus liituda ka La Familia perega. Ehk siis sa saad võimaluse eksklusiivsetele Patreon saadetele. Iga kuu me teeme vähemalt ühe, kui mitte rohkem, ägeda saate, kus mina, Kats ja Kaido räägime oma elust, väljakutsetest, seksist ja kõigest muust, mis on väga juicy. Ja praegu Patreonis on meil olemas siis tegelikult juba 4 saadet. Lisaks on seal veel Antsu ärevuse maandamise hüpnoos ja sinna tuleb veel igast muud põnevat sisu. Nii et mine tšekka patreon.com/Täitsa Pekkis. Head kuulamist! Tere tulemast saatesse, Andrei. Andrei! Tere! Andrei, ma arvan, et meie see intros, nende tiitlite ette lugemine, ma arvan, see on üks kõige rohkem tiitleid saanud meesterahvas vähemalt meil siin intros, et 25-aastasena lihtsalt nüüd saad 26. Ma olen 26. 26, jah? Väga hea, nüüd see 26, see tundub juba natuke. Mul just eile, mõnest tähti mingi TikTok, kus oli, et Andrei 18-aastasena ja siis nüüd juba 27, või kohe saamas 27 vaatas, ma mingi super, mu päev oli rikutud. Aga just nagu, kui juba 26, siis on juba nagu okei. Aga 25 on veel nagu, okei, nüüd ma on hea meel, et Andrei on 26, nüüd need tiitlid juba nagu makes more sense. Aga alustame tänasest saadet, nagu ma arvan, Eestis kõige rohkem kõneainet tekitanud realityle Villa. Me vaatasime Mihkliga seda esimest saadet, actually nagu ossime selle saate ja ma arvan, et esimesed 10 minutit ma lihtsalt ei saanud vait olla, ma olin lihtsalt nii amazed sellest produktsiooni kvaliteedis. Ma olin mingi, oh my god, värvid, need vaated, oh my god, ma lihtsalt ei suutnud vait jääda, et fucking Eestis lõpuks ometi keegi on nagu actually midagi teinud, mis näeb hea välja ja on valitud ka nagu ilusad inimesed saates, kes on nagu presentable. Yeah. Ei no, aitäh ilusate sõnadest. Jah, selles mõttes see ongi, väga palju ongi sellist tagasisidet olnudki, et kõik on ilus vaatepilt, ilusad inimesed, süžee on ja kõik on nagu paigas, et seda nagu tore kuulda ja tegelikult ma olen mõelnud, et ega tegelikult nagu just ma arvan, me ei teinud otselt nagu midagi erilist, okei, see oli selles mõttes nagu suur asi, aga tegelikult ma arvan, kui me oleks alustanud kasvõi siin Eestis ja mis iganes, oleks natukene investeerinud rohkem natuke sellesse just castingu protsessi ja tehnika protsessi, et siis sul ongi nagu lihtsalt ilusat pilti vaja ja neid inimesi, normaalseid inimesi, tegelikult sul ei ole vaja tegelikult Türki minna ja ma arvan, kui ma oleks siin alustanud ja natukene upgrade'ind sellest, mida me praegu oleme näinud, et see oleks juba olnud ka see, et juba tehakse nagu normaalsed asju siin, et mis asja, vaata. Et kas või vallalise kaunitariga täpselt samamoodi, vaata,
et siis Kaupo ja kogu see Ruudu tiim võttis selle üle ja seal on juba kõik on nagu tehnikasse on panustatud. Ka nagu Eestis tehtud, seal on vist mingi mõisas kuskil ja samas ongi, et sul on ka nagu ilus pilt, nagu ilus on vaadata tegelikult. No me vaatasime reaalselt villat ja siis vaatasime vallalist kaunitanist kõrvale kõrvuti lihtsalt nagu. Kui sa oleks rannavaeval kõrvuti, vaatan, siis oleks nagu täitsa. Me vaatasime arvastuse malevad siin, et nagu okei, see oli lihtsalt okei. Aga lihtsalt ma mõtlen, et just tehniliselt on ju tegelikult nagu niimoodi analüüsida, ma olen nüüd juba sinna faasi jõudnud, kus kui ma alustasin kunagi produtseerimist, siis pärast seda minu see nagu see muusika kuulamise protsess nagu muutus, eks ma ei kuule enam muusikat, ma lihtsalt nagu kuulen, mis seal, ma analüüsin seda laulu, mis ma näiteks kuulen ja nüüd on täpselt sama selle mingisuguste saadetega ka, et kuna ma olen nii tihedalt nagu montaažis sees ja ma nüüd võrdlen nagu päriselt mingisuguseid nagu ülidetaile, mida ma varem võib-olla reageerides, vaata kui ma tegin, siis ma nagu ei pannud tähele. Aga ühesõnaga nagu tehniliselt et tehniliselt tegelikult nagu Vallaline kaunitan on nagu, see on nagu ilus, see on nagu HD pilt on. Et kui sa ikka armastus malevas ka veel vaata ja Rannamajas vaatad, siis on nagu kuidagi, ma ei tea, mis iganes, ma ei tea, mis asjadega seal filmid. Pilt on ikkagi väga erinev, kui Vallalist kaunitari vaadata ja teie seda pilti vaadata, siis ma vaatan nagu mingid välismaa filmi versus ikkagi nagu Eesti mingit nagu saadet, et mind ongi alati nagu nii üllatanud see. Ja ma üldiselt ei vaata tõsielu saateid absoluutselt ja realiteid ja see kvaliteet alati ongi nagu kuidagi ta näeb ikkagi odav välja, et ta on võib-olla tehniliselt kõik on õigesti tehtud, et seda ma ei oska kommenteerida. Aga kui ma vaatasin nagu villat, siis ma olin samamoodi nagu peale selle, et see pilt on kuidagi te ei ole sama asjaga tehtud, see pilt on nii palju ilusam ja kuidagi teie see oskus või ma ei tea, kuidas te teadsite seda, ma küsingi, et neid vahekaadreid, neid lõike inimestes, kus nad poseerivad seal basseinides ja kui sa hakkad nagu mõtlema selle peale, et see võib-olla tavainimene panegi tähele, aga te olete nii palju vaeva näinud nende vahekaadritega, kus lihtsalt ilusad inimesed tulevad aegluubis veest välja ja tegelikult see alateadvuses kõik nagu tajuvadki seda, et ma ei tea, mis see on, aga villa on nii fucking ilus. No selles mõttes ma arvan, et väga-väga suur asi ongi see, et me olemegi välismaal, sul on esiteks siuke see villa, mis seal on, et meil ei ole tegelikult realities olnud siuke, et inimesed ongi siukses uhkes villas ja sul on infinity pool ja avaneb mingi täiesti haige vaade mingisugused mägedele ja ilus meri ja sinine meri ja eks ongi sul nagu sa nagu subconsciously nagu saad aru, et kõik on nii ere ja mõnus ja sinine ja päikseline, et see tekitab nagu kuidagi eos juba sellist positiivset emotsiooni, eks sa nagu seostad selle nagu positiivsusega, see on issand kui ilus pilt, see on nii hea, see on nii tore, et see on see point, aga jah, kõik sellised nagu detailid vaata, et me juba ammu nagu mõtlesime selle peale ka, et mis võib-olla teistes saadetes ka nagu siis puudu jäi, olidki nagu detailid, täpselt need samused asjad, millest sa räägid, need poseerimised ja sa tuled veest välja ja mingid kuskilt droonishotid siit-sealt ja mis iganes, et need on kõik detailid, kuigi nad ei ole nagu vaata otselt saates sisu poolega nagu seotud, vahepeal on vaata, kui mingi inimeste jutt on, aga muidu ta ei ole, nad on ilushotid tegelikult, aga see nagu, kui sa vaatad saadet, sa ju kuidagi su aju vajab sellist korraks reset'i nagu nende ja need ongi need klipid, mis nagu aitavad kaasa ka sellele, et sul ongi, et näitad korra droonishoti, näitad korra, ma ei tea, mingit aegluupi siit-sealt, inimeste jutt, ta tuleb kuskilt basseinist välja, et see nagu kuidagi su aju jaoks on ka, kui sa vaatad see nagu see veits nagu tõstab su eemale korraks sealt ja siis sa oled keskendunud iluasjadele ja siis sa tuled tagasi, et see annab natuke ajule nagu puhkamist annab enne. Et need detailid tegelikult ongi vaata need asjad, mis on väga palju nagu puudu olnud saadetest ja ma arvan, et me tegime päris hästi seda, kuigi oleksin muidugi alati on see, et oleks võinud, et seal veel mingisugused asju lisaks teha ja seda ja siis pärast. Selle süžee osas ma olen küll mõnes kohas väga kriitiline tegelikult, et nagu just need saated, praegu ma 4 saadet ära vaadanud, uskumatu ja ma olen täiega ootan 5, sest 4. saate lõpp oli nagu
väga hästi tehtud. Kui sa 5. lõpuni jõuad, siis jääd 6. ka juba ootama. Ei no ma vaatan inimene lõpuni ära, sest ma olen nii invested nagu, et selles mõttes esimest korda teen seda, aga mis teine saade ja 4. saate mängud olid suht igavad minu arvates. Mis meil 4. oli? 4. oli minu see mälumäng. Et vaata, kus nad pidid nagu meelde jätma, see püant oli sitaks lahe, see oli kaval, et ja te võib-olla isegi vist nagu vihjasid ka, et vaata mind, see oli mingi hull püant seal on ja keegi mainis ka seda. Annabel ütles, et see oli, ta nagu oli, see ongi siuke, see tutvustas mängu ära, siis ma nagu veel liiterile näitasin ka, vaata mind. Aga veits oli igav, võtad kriitikat vastu või? Mest veits oli igav mäng? Ma võtan alati kriitikat vastu, ja võt see ongi see hea, et meil on tegelikult ju päris palju meil on praegu 7. juures vist nagu montaažiga, aga see ongi see, et vaata, et kuna saade tuleb välja ja mida ma olen alati teinud ka reageerimiste puhul, saade tuleb välja, siis sa kuulad korra nagu inimeste mingit arvamust, sest tegelikult me teeme seda inimeste jaoks, et me võime satsis arvata, et see on nii fucking kõva, see on nii äge, aga kui rahvas ütleb, et see on prügi, siis see on prügi ja siis tuleb midagi paremaks teha. Aga selles ongi point, et esimesega kõik olid see, kõik said aru, see tutvustas saade, siis teine oli lihtsalt seal oli nagu, ma arvan, see jagunes kuidagi sellesse 2 leeri, ja see jagunes ka niimoodi vanuseliselt või rohkem, et ongi, et päris palju, kes vanemad vaatasid, neile meeldis see siuke mälumängu formaat veits natukene, aga samas noored on see, et neid tegelikult, olgem aus, neid ei huvita väga see, et kas sa tead, mis on Sydney pealinn või mitte, et sa tahadki näha, kuidas suhted arenevad, vaata, aga samas seal oli ka nagu see point, et see oli nagu teine episood, see mäng oli lihtsalt võib-olla selle mõttega tehtud, et siis nad hakkaksid läbi selle mängu kuidagi aru saama, kes kuidas mõtleb, kes, ma ei tea, teeb seda, teeb toda, mingid sellised nagu kuidagi mõtlemise peale oli see, et ja veits saad tutud inimeste nagu ma ei ütleks, kas IQ-ga, aga ühesõnaga selle kavalusega nii-öelda, sest see oli tegelikult kaval mäng, vaat sa pidid nagu kuidagi aru saama, et kas inimene vastab niimoodi, nagu sa nagu päriselt on või ta läheb nagu teiste järgi, vaata. Ja siis teine point on ka see, et see oli nagu teine päev, ehk siis kõik alles on ka sellised, võib-olla ei ole nii palju kohe mingit actionit, mingit siblimist on hästi palju, ehk siis nagu selleks nagu selle tahaks. Me olimegi, et pigem teise episoodi ehitame selle mängu peale natuke ja siis ka sealt juba edasi olid veits mingisugused teemad tekkisid, ja muidugi paradoks oli see lõpuks, et kuna ongi vaata, me oleme haipinud seda väga palju ja siis oli teine episood, mis oli mingi inimesed, mis asja ja alati tulevad välja kohe inimesed, kui ei meeldi, siis nad kohe ütlevad, et eriti nagu, ma ei tea, kriitikud või trollid, mis iganes, nad ongi nii pask saada, nii kõik see, aga see ongi nagu veits halb, sest et see ongi, et inimesed, kes veel ei ole seda näinud, nad kuulevad seda kuskilt, tegelikult on jumala prügi, vaata, et sul ei ole vaja, sa pead midagi selles, sa ütled prügi oli, ma kuulsin, et on prügi, vaata, ma ei viitsi vaadata, see on nagu see halb moment, et see võib olla päris palju nagu nii-öelda backfire'is, aga samas lõppude lõpuks on ikka see, et siis tuli 3. episood, siis oli juba väga tore, 4. see lõpus mingi cliffhangeriga, kõik me vihkame cliffhangereid. Armastame neid ja vihkame. Ja, et mis paneb meid edasi vaatama, et selles mõttes see nagu, ma ei ütleks, et see nagu väga hullult mõjus, lihtsalt oligi see, et võib-olla nagu suhu jõudnud nagu info on seda sa jääd uskuma, vaata, kui sul mingi vend ütleb, vaata, et oli prügi, siis sa oled mingi. Aga selles mõttes, mis sa ütlesid kuskil, kui sa kommenteerisid, millest täna üldse viitsi rääkida seda Maleva Sandri mingit teemat ka nagu, et iga publicity on nagu, sest nagu selles mõttes, kui me nüüd võtame, et jah, et minu arvates teine osa oli nagu, oli igav ja, aga mis toimus, oli see, et igal pool, kus ma käin, kõik räägivad, see Villa esimene osa oli fire, kõik räägivad, kuule see Villa teine osa ei olnud üldse nagu nii lahe. Mida fuck'i see Villa 3. osa oli üli nice ja ma käin ringi ja mingi rahvas räägib, ja teine oli veits sama, aga tead, 3. oli hullult hea. Kõik räägivad. No sul on vaja, see tekitab mingil määral seda kontrasti, vaata, et sul ongi, et sul on väga hea, siis tuleb siuke semi nagu inimeste sellest tagasidest aru sain, ja siis tuleb 3. mis võib-olla isegi tegelikult oli hea, et teine episood siuke inimeste jaoks tundus nagu igav, nagu sa ütlesid, et see ongi see, et sul olid
sul olid ootused kõrged, on ju, kui Villad hakkas tulema, siis sa nägid selle episoodi ära, sa olid, ahah, ootused olid kõrged, sa oled veel kõrgemale ületatud, on ju. Ehk siis ongi, et kui sul juba esimene episood nii kõrgel need ootused on, siis sa ootad, et see läheb aina edasi, vaata. Ja siis nüüd tuli teine episood mingi, on ju, sa oled mingi, ahah, okei, davai, no okei, anname ühe võimaluse veel ja siis tuleb kolmas episood, siis sinu ootus on juba siin. Sa mõtled, okei, no vaatame kolmanda ära ka, siis sul on nagu võib-olla see ootus natuke kõrgem, kui see ei ole kõrgem, kui see alguses oli, ehk siis ta on seal kuskil vahepeal, on ju. Ja siis tuleb kolmas episood, mis on täiesti seal juba see, kui esimesest veel kõrgemal, on ju. Ja siis nagu, see on nii suur kontrasti mäng, et see lõpuks tekitab mingi sellist nagu suurt emotsiooni ja siis sa jäädki lõpuks vaatama, et peabki tegelikult emotsioonidega natuke mängima inimestele ka. Täiega. See on nii suur vinn, et võib-olla üks küsimus sisu kohta veel, kui ma tegelikult nagu tahaks selle veel saate tegemise kohta ka küsida, aga mis tunne oli nii-öelda nagu nende loojatena, kui te vaatasite sealt kämmide pealt esimesel õhtul Annabella ja Franki seda night cammi, mis nad öösel tegid? Et nagu, kas see oli nagu see, et Yes, siis ma ise mõtlesin kohe, mäletan, kui ma seda kohta nägin, kus Frank rahuldas Annabelli ja siis ma just mõtlesin, et mine metsa nagu saate loojana, see on ideaalne. Ei, muidugi, selles mõttes, eks nad muidugi said valitud ka selle järgi, et nagu me juba nägime, et nad on nagu, neil on suht suva, nad on nagu normaalsed inimesed ja aga selles mõttes me teame, et neil on karakter, vaata, eks siis nagu me juba arvestasime sellega, kui me oleme nagu jälginud realitytes neid spycamme ja neid asju, kõik tundub kui äge on korraks niimoodi telekast vaadata hästi korraks, mis nad teevad selline, aga samas, kui sa oled reaalsuses ja siis sa lähed seda vaatama, on ju, niimoodi, et sa pärast vaatad spycammi järgi, on ju. Meil oli üks minu monteerija Maarjani, kes oli kohapeal ka monteerija, siis tema käis see oli tema üks töö ülesannetes ka, et ta käis kõik need spycammid läbi vaatamas, kus saab äkki kasutada ja rekordida neid asju. Ja ütleme niimoodi, et ta ikka sai šoki, ta sai ikka trauma, ja siis me olime ka lihtsalt, me tahtsime, esimesed päevad pärast me enam nii väga jälginud, et siis oligi, me lihtsalt korra vaatasime üle, et kuidas see umbes välja näeb, kõik seda, kõik see, mis sellega kaasneb, on ju. Ja siis Maarja näitas ka meile neid klippe, ma ütlen ausalt, see oli nagu creepy veid, see oli nagu sa lihtsalt jälgid, kuidas ma ei tea, inimene seal kõnnib või paneb mingit asja või siis kas või tegelevad selliste asjadega, mis seal Frank ja Annabel tegelesid, siis nagu selline veider veits või ma ei, creepy ühesõnaga, et sa lihtsalt jälgid inimesse nagu veits nagu vastik tunne, vaata. Ja lõpuks me pidime seda tegema, aga see ikka nagu inimesena mulle ja kaasalt ka Maarjale ja teistele, kes seal neid klippe nägid, see oli nagu veider, ja aga vastades küsimusele ka, et kui nad siukseid asju teevad, see on muidugi, see on iga kord, kui meil mingisugused asjad juhtusid, ma mäletan, et meil toimetajad olid kogu aeg seal majas, enam-vähem jälgisid, nad kuskile väga nagu ei sekkunud, aga kui mingi teema oli ja kui näiteks päev hakkas lõppema, siis juba toimetaja tuleb meie villasse ja ütleb, kuule, nüüd juhtus see ja nüüd see tegi seda ja see tegi seda, siis ma mingi, okei, no jumal tänatud, et vähemalt midagigi toimub, vaata. Et niisama seal ei päevita ja nagu ei uju basseinis, et selles mõttes, et sisu nagu oli, vaata, et see oli nagu saate tegijana, see on tore. Aga samas ma mäletan ka seda, et enne, meil olid vaata niimoodi, et meil olid siin Eestis oli stilistid, vaatasid nende asju üle, meil oli ka mingisugused üleüldse mingi sellised nagu soovitused ja asjad, aga samas ma tundsin, et me rääksime ka natuke kaasa, aga samas me ei olnud nendega vaata kui siuke one-on-one, et me et ei rääkinud nendega koos, ehk siis ongi, et just enne seda, vist oli, kas oli äkki valimistseremoonia või mingi siuke asi, pärast seda, kui nad oma need kiirkohtingud ära tegid, siis me istusime seal, nad istusid pitis, siis me olime kuulge, et tavai, et toimetajad minge minema, kõik minge minema, mina Robin istun maha ja siis me olimegi, istusime maha ja siis ütlesime kogu satsile ka, kes kõik kogu osalised, kes seal olid, ütlesime ka, et need sõbrad, et me oleme kõik ühes samas paadis, et nagu, et see ei ole nüüd see koht, kus nagu meie mõnitame teid ja teeme teid nagu maha, sest me oleme 2 aastat seda teinud, vaata nagu siis YouTube'i kanalil, et me seal paneme puid, mis iganes naerame mingit asjad üle. Et see nüüd me oleme teiega samas paadis
meie üritame omalt poolt teile kõik nagu võimaldada, mis me saame, me üritame teiega nii head olla kui võimalik. Ma loodan, et teie teete sama vastu ja ütleme niimoodi, et kui meie fuck up ime, siis ka teil on perses ja kui teie fuck up ite, siis ka meil on perses. Ehk siis see käib nagu käsi käes, on ju, oleme üksteise jaoks olemas, on ju, teeme head asja ja teeme sellest nagu Eesti parima reality. See oli nagu see siuke omavaheline tekst, mis meil nagu oli, on ju. Ja see oligi, vaat, see oli algusest peale see point, et me oleme nagu olemas kõikide jaoks, see on see absoluutse koht, kus sa lähed nagu mõnitama inimest või nagu mis iganes, on ju. Et see oli siuke, mäletan siuke hästi siuke soe moment, mis meil kogu selle satsiga nagu oli ja mis ma arvan tegelikult kõik said aru, et aha, okei, me usaldame neid ja nemad usaldavad meid ja kõik on nagu hästi, Nad. See ikka nagu reality tegemine, nagu ma olen ise USA reality't väga suur nagu fänn olnud, et lihtsalt nagu ma kujutagi ette, et nagu üks asi on see, et sa vaatad neid reality'd ja siis teine asi on see, et okei, nüüd sa oled actually nagu tegema seda, et millised olid võib-olla sinu nagu sellised ongi nagu ootused sellele, kuidas see kogu protsess on nagu kõik võtted ja asjad nagu välja näevad versus see, kuidas see siis päriselt nagu olema sai ja kuidas see pärast siis tunne. Ausalt, see on jälle, ma ütlen, veider. See on awkward, see on cringe, see on veider. Sest et no ma väga palju vaata ei saa kaasa rääkida selles osas, et me ju tegelikult ei olnud, kui neid filmiti, vaata, kus nad seal omavahelised vestlused on, meid ei olnud seal, me tegime oma asja ära, me korraks rääkisime paar sõna, küsisime, kas kõik on hästi, siis läksime minema, sest et muidu on see, et ongi, et inimesed võib-olla, ma ei tea, teavadki meiega rääkima või mis iganes, vaata, et me üritasime nagu suht kohe ära minna, tegime seal veits, rääkisime juttu, läksime minema, aga näiteks valimistseremooniana, näiteks räägime sellest, see on nagu, me oleme harjunud, vaata, kui me näeme sihukest pingelist olukorda, keegi kuskil peab midagi valima. No Eestis ei ole nii palju seda nagu tehtud, on ju, realititest ma räägin siis, on ju. Pigem ma mõtlengi just siin, et Love Islandit, Too Hot to Handle'id ja mingid muud asjad, kus nagu inimene peab minema ja siis on mingi ülipingeline moment, käib muusikaga mingi siuke dramaatiline koht, vaata. Ja inimesed seal on mingi üliemotsioonikud, mingi, üks mõtleb, teine mingi nutab, kolmas ma ei tea, mingi juba siuke, mis iganes, vaata, et emotsioonid on. Ja see tuleb, me seal loeme neid asju ette, siis näiteks me ütleme, et Annabel tule võtta või tule pane võti oma karpi, siis või kellegi poisi karpi, siis Annabel tuleb, paneb võtmekarpi ära, läheb tagasi, vaikus, nagu mitte keegi ütle mitte ühtegi sõna. Sa lihtsalt seisad seal mingi. Ja siis sa oled mingi, see on nii awkward lihtsalt. Ma olen vaata nii palju neid asju vaatanud, ma juba peas kujutasin ette, et mitte liiga hulluks enda jaoks seda asja teha, ma lihtsalt peas kujutasin ette, Annabel jalutab nüüd, mingi muusika käib, ja siis ta paneb võitme ära, ja siis läheb tagasi, aga see lihtsalt, see kõik oli nii awkward lihtsalt, et see vaikuses teha, sest tegelikult ongi pingeline olukord, vaata, aga meie näeme seda päris elus, mitte montaažis, kus on juba muss ja kõik mingid kaameravahetused, änglid, et me näeme seda päris elus, siis see oli lihtsalt nii awkward, mul on nii nagu veider olla, ma lihtsalt mingi, okei. Ja siis ongi nagu mingid, kui sa Stefan langes ja värki, siis see ongi siuksed, inimene langeb välja, et ma juba kujutan ette, et montaažis muss käib, aga siin on nagu sellist mingi, pole hullu Stefan, vaata, nagu siuke, vaata veits. Et siuksed asjad on nagu veidrad, et me oleme nii harjunud selle montaažiga ja seda nägema kõike, et kui nüüd päriselt minna kohale ja seda kõike nagu päriselt kogeda, siis see oli nagu imelik lihtsalt. See oli imelik, ma ütlen avas, see oli imelik täiesti. Kusjuures praegu nii hea kuulda, nagu kuidas sa väljendad, see näitab, et sa oled ikka ülinormaalne inimene. No selles mõttes, ma räägin, ma ütlen, et kõik oli nagu ilus, on ju, aga lihtsalt see tunne lihtsalt nagu, see oli nagu, jah, see oli veider. Kuidas see villa idee nagu selles mõttes sündis, et see on ikkagi inspireeritud ju väga paljudest erinevatest saadetest üle maailma mingil määral, eks ole, et kus see idee üldse tuli, kuidas see jõudis teieni? See oli, ma mäletan, Dominikaanis poistega siis käisime jooksmas
ja siis Läksime jooksma. ei, me just jõudsime, me läksime puhkama mingi kuuks ajaks, onju. Ja siis ja poistega jooksime, siis mingi ühe sõbraga olime, jooksime ja siis ta mingi, et mingi villa 69 tuli ette, onju. Ja siis üks sõber oli mingi, et kuule, vaat seda, onju. Siis ma lihtsalt mingi naljaga kuidagi ütlesin, et just päris naljakas lihtsalt mingi reality nimi, vaata, Villa 69. Ja siis oli mingi onju. Siis pärast rääkisin vist Robinile kellegile veel seal, onju, siis ma mingi oleks küll ja vaata. Ja siis jäi see sinna paika ja siis mingi hetk äkki eelmise aasta sügisel siis oli jälle kuidagi tuli teemaks, et kurat, tegelikult võiks mingid reality asju teha tegelikult nagu vaikselt, onju. Mingi okei, tuli see Villa 69, mõttes see 69 on liiga perses, et seda ei kasuta, nagu see on hakkaks mingi pornot tegema, et see on mingi, et ei viitsi, et selle viskame ka minema, et okei, aga et siuke asi oli, et kuidagi nali naljaks, aga tegelikult võiks teha, onju. Ja siis arutasime mingi ideid, panime paika juba see lihtsalt nagu see on nagu midagi nagu veel, see on nagu reaalsus veel, onju. Ja siis meil oli, kes meil üks väga-väga hea sõber, onju, kes on siis ka väga edukas ja selline investori tüüpi vend, onju. Siis ta oli, ja kes on nagu väga huvitatud sellistest asjadest ka, sest talle väga meeldib nagu siuke fun, onju. Talle meeldib sellised saateid jälgida, onju, siis ta oli mingi, et vist omavahel kolleeg Robiniga jälle arutasime, siis ta oli kõrvales, ta kuulis, kuule, mis te räägite, millest te räägite, mingi, et siuke asi, vaata kunagi käisime Dominikaanis jooksmas, nüüd kuidagi tahaks tegelikult teha, onju. Et arutame võimalusi, et mis kellega me peaks rääkima, mis iganes, ta mingi, et oota, aga mis palju maksma läheb, mingi, no ma ei tea, et natuke läheb, vaata, et mingi, tegelikult tundub äge ja mingi on küll, ja teeme ära siis. Siis ma mingi, okei. Ja siis mingi pool kuud hiljem olime juba Türgis filmisime vist. Pool kuud? No mingi 2-3 nädalat hiljem ja siis hiljem olime Türgis ja tegime seda castingu videot. Et siis ma castingu videot, okei. Selles mõttes, nagu mitte nagu, et siis, aga ma räägin sellest castingu poolest, me castingu videot me tegime jaanuaris. Eks see oli kuskil detsembris, me arutasime sellest ja siis kuidagi päris kiirelt läks, et kogu see, mis on hea tegelikult, alati tegelikult on, kui mingi idee tekib ja mingi võimalus millegi tegemiseks avaneb, siis tuleb kohe teha, sest see on selle momentumi pealt jooksed, vaata. Muidu on see, et kui sa oled mingi, kuule, teeme ära, teeme küll. Ja siis ei tee mitte midagi. Ja siis sellist enamus mingi 90% ajast nagu see jääb ka sinna faasi. Aga kuidas te otsustasite, et just, et sellest saab nagu see tasuline saade ja et iga episoodist peab eraldi maksma ja et kuidas te nagu mõtlesite selle poole enda jaoks välja? No vaata oligi see point, et ma alguses mõtlesime, et teemegi siis nagu, ma ei tea, koostöös seal mingite brändide ja mingite asjadega, onju. Aga samas meil tekkis võimalus teha seda ilma selleta. Ja siis me hakkasime mõtlema, okei, kas me tahame üldse siis nagu üldse kedagi nagu sisse tuua sinna, mingi näidata seal, et see on, kõik käivad selle asjaga, joovad seda asja ja siis on mingi veel mingi kredi, ma ei tea, mingi 10 erinevat reklaamtoodet, onju. Ja siis ma olin mingi, okei, tegelikult ärme tee, teeme nagu nii reklaamivabalt, et nagu see oleks nagu lihtsalt vaatajale ka nagu tore, onju. Et muidu, me oleme ka harjunud ka vaata, et see ongi vaata see, et me oleme juba harjunud nagu nägema neid asju, kui me telekas vaatame, et sul on nagu 10 erinevat mingi reklaamlõiku, Brigitte saade hakkab ka mitte lihtsalt vallalise kaunitari selle introga, aga see hakkab kuradi Gold Time'i mingi promoga. Muidugi, jah. Et ongi nagu see oli see point, et teeme siis nii reklaami vabalt kui saame, et see on nagu stiili puhtus. Ja siis oligi lihtsalt see, et mõtlesime, et okei, et meil läheb see on päris kulukas, ja kuidas me nagu siis saaks võib-olla nagu siis tagasi teenida seda ja siis veel ka profitida. Aga siis me oleme okei, et telekas, kui ma ei tea, maha müüme idee, mis iganes, et siis ilmselt ei tule nagu tasa. Siis me oleme okei, et aga siis teeme lihtsalt pay-per-view nagu, vaata tegelikult välismaal on ka mingid üritused ja mingid siuksed, ma ei tea, boksi matšid ja kõik siuksed asjad kõik on pay-per-view, selles mõttes, et iga korra eest maksad. Ja siis ongi nii, et me mõtlesimegi, et
meil oli 2 varianti, kas me teeme monthly või siis teemegi pay-per-view. Ja siis oligi, pigem oli targem otsus teha pay-per-view, sest lõpuks kuidagi tuleb sellega tasa, ja kõikide arvutuste järgi, ja siis see kuidagi jah, see jäi nagu sinna paika. Ja siis mõtlesin, et siis teeme lihtsalt oma platvormi, pay-per-view. Ja siis pärast hakkame vaatama nagu, kuidas, kas müüme kellegele või üldse müüme, vaatame, kuidas kõik asi nagu kukub, et see oli nagu see point, et lihtsalt ma arvan, see oli puht nagu finantsiline otsus ka, et me lihtsalt nagu teeme oma asja ja me ei taha kellegi nagu otseselt mõjutuse all olla, et see on täpselt see, kuidas meie näeme ja meie teeme. No ülihea viis, kuidas teha, see ei pea mingi sponsorite eest vastutama, kedagi reklaamima logod kuskile siia-sinna kogu aeg mingi kamma ja käib, et nagu siuke nagu võimalus, et keegi nagu actually annab see raha, et teha nagu saadet sellise kvaliteediga ka veel. Nii palju vabandust, mõnus, aga millised olid teie nagu ootused sellele, et palju te siis, palju peab vaatajaid Villal olema? See on väga hea küsimus selles mõttes, et kui ma sulle täpselt ütlen, mis ootused olid, siis sa võid ju täpselt välja arvutada, Nii, ja arvutada ma oskan, Andrei, selles mõttes on hästi. Aga selles suhtes, kuidas ma siis vastan selle küsimusele? Nii poliitik tuleb nüüd välja. No ütleme niimoodi, me lihtsalt võtsime seal selliseid minu YouTube'i kanalite ja ka siis võib-olla telekanalite mingid statistikaid, vaatasime seal, umbes arutasime ka mingid sellised asju, kuidas me siis, kui on olnud, mingid olukorda on olnud, kus vaata inimesed mingi on asjadest pidanud maksma või mingi annetama, mis iganes, et oleme neid ka sisse arvestanud, kõik merch'i asjad, kõik see, kuidas see toiminud on. Ja siis sealt kuidagi nagu arutasime kõik sellise kaudse numbri, mis võiks nagu iga episood olla. Ja see number on päris suur, aga see number on ka selles mõttes meie, kui praegu vaadata, siis arvutuste järgi on isegi üle. Nice. Aga oli nagu seda hirmu ka või põdemist veits, et aga äkki ei lähe rahvale peale? Ei olnud, sellist asja kindlasti mitte, sest vaata see ongi see sul nagu ma enne rääkisin ka, sul tegelikult ei olnud vaja nagu väga palju teha, lihtsalt oligi, sul oli vaja natuke paremini teha kui teised, aga me teadsime, me skippisime selle suure sammu, mida keegi ei ole teinud. Ja lihtsalt see juba on omakorda nagu suur asi, ja et siis inimesed on nagunii väga huvitatud sellest kvaliteetsest asjast, ja neil juba see küsimus nende peas, et kas Eestis üldse saab teha midagi normaalset, vaata. See on juba see müümiskoht nende jaoks, et jah, saab, mingi. Ja siis keegi ütleb, et tegelikult on võimalik, ma ei usu, vaata, ma pean vaatama ise, ma pean seda nägema oma silmaga. Põhimõtteliselt. Ja siis need vennad, kes lõpuks selle pealt ei ostnud, nad ilmselt ostavad haibi pealt, sest sa ei taha olla see vend, kes teisipäeva hommikul kontorisse tuleb ja siis ta mingi, et kuule, et see juhtus ja siis see langes välja ja siis saad mingi, millest te räägite, ma tahan ka osanud. See tekib see kuidagi, kuuluvuse see mingi asi ka. Sa ei taha selle owner olla. Sa ei taha olla see. Ja see ongi, sa juba lihtsalt selle pealt siis vaatad ka. Et seda kartus absoluutselt ei olnud, pigem on lihtsalt, peabki olema, aga lihtsalt see ongi see, et sa pead nagu kuidagi iga kord tegema päris palju tööd ka selle jaoks, et inimesed ikka tuleks tagasi, vaata. Et ongi mingisugused cliffhangerid ja mingid draamad, et need on ju kõik ju kõikides saadetes on seda ju mingi pointiga tehtud. See ongi see point, et sa tuled tagasi, vaata. Et see nagu selle montaažiga on see meie töö, et nad tuleks tagasi. Samuti on ka mingisugused sotsiaalmeedia, mingid asjad. Meil on, ma ei tea, TikTokid ja mingid Instad ja me teeme Q&Asid ja me suuname ja meil on meedias on siis hästi palju mingisugused artikleid ja mis iganes. Et see ju kõik lõpuks nagu, tekitab seda nagu juttu, et siis selle pealt ka nagu inimesed, isegi kui sul korraks meelest läks, sest tegelikult meil eludes toimub hästi palju ja see attention span on ju suht lühike tänapäeval, eks ongi, sa vaatasid näiteks esmaspäeval
ära, teisipäeval arutad sõpradega, kolmapäeval sul juba on mingid omad probleemid, sa oled ära unustanud. Siis, aga siis pühapäeval näiteks scrollid kuskil, loed uudiseid ja siis on mingi villa, homme, davai, okei, neid tuleme tagasi, vaatame homme villat. Et see nagu, see on ka meiepoolne selline oluline pool nagu, mida jälgida. Jah, aga sa saadki sellist asja nagu teha siis, kui sa oledki fucking Andrei Sevakin, et sa oled juba nagu mingi platvormi üles ehitanud, sa oled saanud juba mingi tuntus, et nagu kui sa tead juba, et Andrei Sevakin hakkab sellist asja tegema, no siis sul ongi juba see, sa saadki teha sellist asja. Ma ütlen nii palju, et selles mõttes, et see, et mul selline platvorm on, see muidugi aitab väga palju kaasa, et väga raske oleks võib-olla nagu ka promo mõttes on ju seda nii suureks ajada ja arvestades sellega, et ma olen tegelenud ju mingisuguste reality'te vaatamiste ja kommenteerimisega juba mingi 2 aastat on ju, et siis nagu inimesed on nagu on kuidagi seostavad juba, et ongi, sul on nagu suur seos vaata lihtsalt kogu sellel asjal, et selles mõttes see muidugi see väga palju nagu aitab kaasa kogu see asi, aga samas ma ei ütleks, et see nagu liialt nagu võimatu on, et kellegi teise jaoks teha. Lõppude lõpuks ongi võib-olla asi nagu selles idees on ja teiseks ma paneks sinna vahele tutvustes natuke ja kolmandaks, mis tegelikult peaks esimene olema, on ka finantspool on ju. Et sul... See ongi see, et kuidas võtta, et mida sa teha tahad, on ju. Et kulub nagunii, on ju, kulub iga asja peale. Et see on nagu täiesti uskumatud asjad, mis mingid teemad olid, mis mingid raha läheb sinna, seda mingi, nüüd see ka maksab, see on okei, davai, on ju. Aga raha läheb nagunii, et see võib-olla ongi see, et see on finantsiline pool ka, vaata, mille pealt siis sa pead arvestama, et kui tahadki mingid natuke paremat asja teha, on ju, siis on natuke pead ikkagi investeerima sinna. Kaua olid üldse seal Türgis? 3-4 nädalat vist umbes niimoodi. Aga see on jällegi, ma võtan seda kui tegelikult nagu investeeringut mingil määral, et see on nagu mu üks karjääri osa, mida ma teen, ma arenen selle pealt, aga samas see on ka investeering, et samas see on meie hea sõbra investeering, selles ma väljendan ennast korrektselt, aga lihtsalt, et siis, et me paneme nii palju sinna mingit aega ja raha ja mingit mõtteid ja mis iganes on ju, et see lõpuks kuidagi inimestele peale läheks ja nemad nagu siis omakorda nagu ostaks, vaataks, arutaks, ootaks teist hooaega, mis iganes on. Et see on mingil määral seda tuleb treatida nagu see on suur tuleb teine hooaeg. Investeering. Ma ei tea, ma väga loodan, me praegu oleme liiga nagu meil on alles pool kohe saab varsti täis on ju sellest nendest episoodidest. Tundub, arvestades seda, et kuidas praegu on nagu mingi numbritega läinud, et tundub täiesti nagu mõistlik seda teist hooaega veel teha. Vaatame, kas kohe otsa võib-olla teist hooaega on nagu mõistlik teha, ma ei tea, aga samas see oleks võib-olla tobe meie poolt, kui me ei teeks seda. Sest ma juba kujutan ette, et kui nagu inimesed nägid, et nüüd on siuke asi ja niimoodi koheldakse ja tegelikult ju isegi meedia lausa üllatavalt on nagu, kõik on nagu ülipositiivsed olnud ka siis meie osaliste suhtes. Tavaliselt on see, et ikka sul, ma ei tea, Ranamaja Adat, Seidid, mis iganes kuskil mujalt saadetest kõik ju said kogu aeg, iga liigutus, mis nad tegid, said lihtsalt, selles mõttes said ikka ülekohut tegelikult, aga siis oligi vaata see nagu mitte alati. Mitte alati, aga suht palju ikka täiesti mõttetud nagu asja oli ka meedia see poolt. See ongi kollane meedia. Ja seda küll jah, aga vaata ongi see, et nagu, et see on see, kuidas saate tegijad, osalised ise, kuidas nemad nagu, kuidas neid triiditakse ka, et me oleme alati öelnud, et nad on head inimesed, nad on toredad inimesed. Nad tahavad meile kõikidel nagu sisu pakkuda ja see ongi, seda on tore jälgida, kuidas nagu siis meedia on ka võtnud nagu neid, kui nagu, et nad ei tee maha neid. See on hästi huvitav punkt, mis sa nagu praegu välja tood, sest mis eristab teid väga tugevalt kõikidest teistest saadetest, ühelgi teisel saatel ei ole otseselt sellist nagu esinduslikku tugevat nägu, nagu sina ja Robin olete ja eriti sina, kuna sinu platvorm on nagu, eks ole, suurem ja just see sõnum, et sa nagu praegu siin meie podcastis, ma panin tähele, kui sa reaktisid selle Maleva Sandri mingite asjadele, et sa nagu tegelikult nagu kaitsed oma seda
tiimi, oma seda saadet, sa selgitad ja sa tõmbad inimest, noh, sa kuidagi nagu räägidki rahulikult, et ju me teemegi toredat asja, toredad inimesed on head inimesed. Ühelgi teisel saatel tegelikult ei ole kunagi olnud kedagi, kes seisaks nende eest. Et võib-olla siin on ka mingi süke väike vahe. See oli ka, võib-olla tekitan teile siin klikimaterjali, ühesõnaga. Väga hea. Võtke eks, aga ühesõnaga ma kuulasin ka, siin oli kuskil see Rannamaja, mis asi ta on siis, produtsent või režissöör, mis iganes ta on see Oliver Muraveiski on ju. See oli ka midagi kommenteerinud seal, et Taavi Libelidelt küsinud, et kas te nagu pakute ka nagu mingi sellist, noh, et me oleme rääkinud, meil pakutakse mingit tuge, mis iganes on ju. Ja siis ta oli mingi, et kui miski probleem on, et eks nad helistavad ja noh, ikka aitame vaata. Aga kellele sa valetad nagu need inimesed ei saa elu sees seda näha juba eos. Sa räägid siis praegu nagu mingit psühholoogilisest toest. Just, okay. et sa nagu eos ei saa, eriti seal kuskil tüdrukute õhtu mingi poissmeeste peo. Seal on lihtsalt see, et olge lihtsalt tehke ennast nii fucking lolliks, kui saate. Ja siis, noh, tore, me filmime ära, korras, ja paneme üles. Et selles mõttes, kellele sa valetad selles mõttes, et nagu mitte keegi esiteks ei julge sulle helistada, teiseks nagu, noh, sa elu sees nendega ei viitsigi tegeleda. Et see ongi see, ja vahe on vaata selles, et need, kes saates olid, et kes võibolla käisid siit-sealt korraks läbi, need olidki ühekordsed, vaata, nad ei teinud, noh, päris pikalt seda, see on ühekordsed, et seal, noh, ongi sul on suva, vaata, teeme ära, läheme koju ära, ja siis mille peale ta veel seal pärast, hiljem oli veel ka see, et mis oli väga veidra lause, mis ta ütles, et see, et meie saates on mingi, kas selle enne või samal ajal psühholoogilist mingi tuge vaja, et siis nagu, see on juba veider, vaata, või nagu, et mis nad seal tegid siis, vaata, et siis veel, et see, et ta ütles üks lause, et meie, et kui sa saad mingitelt tüüpidelt tuge, kes on mingi YouTube'i pealt midagi õppinud, et siis kas see on nagu tugi, vaata. Ja siis ma lihtsalt kuulasime Robiniga, ma vaatasime üksteisele otsa. Mul elu sees midagi nii debiilset kuulnud lihtsalt. Et ta arvas selles mõttes, et me oleme need psühholoogiline abi, kes siis hakkab neid aitama. Aga kuidas siis tegelikult on? Mis abi te siis pakute? Meil ongi nagu ma ütlesin enne seda, noh, väga selles mõttes ei olnud. Me ütlesime ka, me omavahel arutasime, et tavai, et enne muidugi, mis seal ikka tegelikult oota, ma ütlen kõra. Meil oli see point, et see, kes siis see investor on ju, ja see, kes oli väga-väga suurelt selle saatega seotud, selle sisu poolega just. Siis tema probleem tegelikult algusest peale oligi see, et alati tuli tegelikult neid artikleid välismaalt, vaata, et ma ei tea, Love Islandi contested kuskil poos üles ennast. Tappis ära kuskil seal ja mingi kuskil keegi veel midagi tegi endaga. Et tema suur mure oligi see, et äkki isegi nagu enne juba vaata seal arutada. Aga samas mõistlik. Jah, et ongi, et me vist ei teinud seda, aga samas me vestlesime nendega niimoodi, et noh, sa saad aru, et kas inimene on nagu valmis minema sinna, vaata. Et kui ta ikka täiesti nagu ebastabiilne, et siis saadki aru, et siis see ei ole nagu, noh, võib-olla õige koht praegu sinu jaoks on. Siis nii suur sotsiaalne tähelepanu ja surve võib mõjuda väga keeruliselt noorele inimesele. Ja siis ongi pärast saade see läbi, see oli kohe, saatsime kirjad kõikidel laiali ka, et aitäh suurepärase suve eest, bla bla bla. Ja et kui kellelgi mingi probleem esiteks niisama peaks tekkima, siis kohe kirjutage, meil on kõik on omavahel tihedalt suhtluses, ja siis ka samamoodi, et kui peaks tekkima mingisugusene mõte või tahad kellegi arutada niimoodi, et noh, päriselt kellegi abi on vaja nagu. Et võib-olla väga paljud on meie saates nagu kuidagi nagu hakanud endast paremini aru saama. Et üks asi on see, sa oled seal kohapeal ja siis sa teed mingeid asju, aga siis sa tuled koju, natuke mõtted enda tegude peale ja siis sa pärast veel näed ka, et milline sa olid tegelikult kaameras, siis kõik on mingi, ma väga mitu tüüpi on olnud sellised, kes mingi no ikka hakkavad kassima tegelikult, ma ei hakka nimetama kes, aga ikka nad saavad aru, et kurat, et see oli ikka nagu õige asi. Eks ongi sellised momendid, et kui nagu me oleme öelnud, et kui peaks mingi asi tekkima, kui sa tahad midagi arutada, siis
anna meile teada, me paneme sulle mis iganes, viime. Teraapia, psühholoogia ja see on väga normaalne, nagu meie saates nagu see on üks teema, mida me väga palju me külalistega nagu puudutanud, kuna me väga palju räägime siin 5. hooaegs juba väga palju nagu suurtest läbikukkumistest, väga süngetest hetkedest elus. Ja see on kuidagi meie jaoks juba vähemalt nii iseenesest mõistetav, et me igal juhul kõik mingil hetkel käime teraapias, kasutame psühholoogide abi, et see on kuidagi nagu juba meile vähemalt nii iseenesest mõistetav. Et ja nüüd kui panna nagu noorele inimesele veel siuke suur sotsiaalne surve peale, olgugi, et nagu siiamaani tegelikult polegi midagi hullu seal üldse juhtunud, ka ikkagi see tähelepanu, kuulsus ja ennast näha tõesti mingites huvitavates olukordades, see on täiesti normaalne, et sa vajadki juba natukese kellegiga nõustamist ja mitte seda nõustamist tingimata, et lihtsalt sa kohe midagi teed endaga, vaid just see, mis sa välja teed, Andrei, et ma hakkan endast aru saama, et miks ma käitun mingites olukordades niimoodi, miks ma käitun mingites kohtades niimoodi, et kust see tuleb. Et ongi, et see väga palju tekib nagu küsimusi ja sa avastad ennast kui inimest, kui ma räägin, kui sa ikka 3 nädalat oled sellises teatud seltskonnas ilma telefonit, ilma millegita, siis sa nagu väga palju, ma arvan, avastad ennast ja see ongi, tekibki hästi palju küsimusi, ehk siis õnneks ei ole veel keegi, tegelikult ma isegi tea, ma arvan, et võib-olla ikka, kui siuke asi on, vaata, siis sa ikka oled suht, vaikne selle koha pealt, sa räägidki ühe inimesega ja siis sa tahad, et sa ei taha, et see liiga suureks läheks. Aga ma loodan, et ei ole veel olnud või ma ei tea, et oleks olnud. Aga ühesõnaga jah, see võimalus neil olemas ja siis Muraveskil võib olla nii palju, et ma ei ole psühholoogid ja ma ei tea, kes nagu. Selleks on professionaalid. Ma ei tea, kus siuke debiilne arvamus üldse tuli, et me YouTube'ist, ma arvan, YouTube'ist tegelikult saaks õppida küll psühholoogiat, aga me seda ei teinud, nii et selles mõttes me neile ei paku seda. Kas nagu midagi pekki kõleks villa tegemisel või oli mingid väga konkreetsed, mingid suured väljakutsed või mingid ebaõnnestumised, pekkiminekud, mis te kuidagi pidid ära lahendama, hakkama saama? No võib-olla alguses kõige suurem nagu selline murekoht oli see, et tehnika ja kõik mingid rekvisiidid, mingid siuksed asjad jõuaksid Türki. Et me lõpuks oli, meil siis 2 poisse sõitsid Eestist siis kaubikuga sõitsid Türki. Ja muidugi siis Eestist kuni sinna, ma ei tea, mingite Rumeeniate ja mingite asjadeni on nagu lihtne sõita, aga sealt edasi on juba siuke, et võib-olla hakatakse seal mingid nurisema ja mingi uurima ja mingi juba läheb nagu keerulisemaks asi. Ja see oligi vist seal mingi Bulgaaria ja Türgi piiri vahel, see oli mingi siuke mingi kahtlane olukord, mingi seal saadeti Bulgaarias, said edasi, siis Türgist oli mingi, te ei ole nagu mingi see, saadeti tagasi, siis käisid seal mingi edasi-tagasi põhimõtteliselt Bulgaaria ja Türgi seda piiri peale. Ja siis seal oli päris pikalt mingi teema ja mäletan siis Tarmo ka, kes meile siis kogu selle väga paljude asjadega seal tegelesin. Ta ka lihtsalt tõesti unetu lihtsalt muretses seal täiega, vaata, et lõpuks saaksid nagu asjad üle. Aga vist sai täitsa seal lahendatud see probleem ja muidugi päriti seal mingi tehnikate kohta, mis see on ja mis see on. Ja siis lõpuks sai korda ja siis oli kõik nagu hästi. Mis seal veel oli? Seal mingi võtteplatsi peal oli päris palju mingi siukseid mingid segavaid faktoreid, et siis tegelikult oli see, et Türgis lõpeb mingi mai keskel kuskil see nagu ehituse, sa ei tohi nagu ehitada väga, et siis tulevad turistid, vaata soe ilm, turistid tulevad ja siis nad saaksid puhata. Et siis see nagu pool sai õnneks lahendatud, aga millegi pärast meie üleval oli mingi asi, või kui me jaanuaris käisime, seda nagu seal üleval ei olnud mitte ühtegi asja. Ja siis kui me tuleme sinna, seal on mingi 2 maja on püsti lambist, või 2 villat, siis me mingi okei, davai. Ja siis nad nagu reaalselt teevad tööd seal. Ja siis mõtleme, et kurat, et mis nagu toimub, vaata, et nagu tegelikult nagu ei tohiks või nagu, mis värk on, vaata, siis tuleb välja, et kuidagi mingi Türgi maffia seosed seal on, et siis mingi kuidagi kuidagi pannakse silm kinni ja niimoodi vaikselt seal toimetatakse. No see selleks nagu nendega me alati rääkisime, et meil on siin on see filmimisprotsess praegu, et olge kuss palun, et nad enamalt kuulasid, ja siis oli ka see probleem, et mingi linna mingi elektritööd hakkasid lambist, ehk siis täpselt seal meil oli nagu see suur nagu mägi, mis läks üles, seal oli see osaliste villa ja see tee nagu alla
siis oli nagu see, et oli nagu elektritööd, on ju. Ja see oli mingi suur mingi asi, mingi masin seal, on ju. Ja siis mingi puuris seal mingi maasse sisse, on ju. Ja siis see lihtsalt mingi rets nagu, ikka siuke sound, kogu aeg vaata, nagu iga päev. Ja see oli lihtsalt nagu mingi, lõpuks alguses oli juba siuke korralik murekoht, pärast oli see, et nagu, et kurat, et see vist ei lõppegi nagu ära, on ju. Ja saimegi teada, et see kestab päris ongi, 2 nädalat vist, viimane nädal oli vaikne, on ju. Ja siis 2 nädalat, siis nad lihtsalt kogu aeg jamasime nendega, et lihtsalt ka neile karjusime seal kogu aeg, kuule, please nagu lõpetage ära, vaata, on ju. Et nagu see point oli, on ju, et see segas väga palju sellist võtteteemasid, on ju. Mis veel oli, võttel segas veel, kassid segasid. Kassid, jah, kassid, seal oli hästi palju siis kodutuid kasse, kodutuid koeri, on ju, õnneks koerad nagu seal villas nagu väga ei käinud, on ju, aga kassid siis olid päris mitu korda olid niimoodi, et oleme, isegi ma mäletan mingi valimistseremoonia äkki või. Ja siis lihtsalt kass suugab, rahulikult kõnnib seti peal nagu mingi seal läheb sinna pitti, enne kus nad istuvad, siis kurat meie juurde, on ju, siis me mingi, kuule, come on, on ju. Et seda oli päris mitu korda ja siis üks kord oli selline, oli jälle kas mingi üli tõsine moment ja siis lihtsalt kuuleme, kuidas nagu mingi kassid oma vahel mingi seal mingi ühesõnaga riidlevad. Üks karjus teise peale, teine karjus esimese peale, on ju, siis mingi seal tegi nii hääli, on ju. Ja siis me olime mingi okei, davai, me ei saa filmida, see segab, on ju. Helimed jumala kettas, on ju. Ja siis me läheme välja, vaatame, mis toimub ja siis kassid oli nagu kuskil nagu, ikka väga kõrgel, niimoodi, et see nagu, veel kõrgem kui see lagi, on ju. Vaatame sinna üles, nad on seal kuskil omavahel, mitte keegi ligi ei saa, mitte kuidagi, vaata. Ja siis sa oled mingi, kuidas me nüüd nagu selle probleemi nagu lahend, mis me hakkame viskama, ilmselt ei hakka, on ju. Siis kuidagi lõpuks nad, ma ei tea, said kokku, jooksid minema. Ja mõtlesin, et davai, jätkame siis selle filmimisega. Ja siis pärast oli läksime tagasi sinna kohta ja siis vanad jätkavad, aga nüüd juba teisel pool, on ju. Ja siis oli nagu, kuidagi oli nagu, nüüd oli siuke koht, kus sa nagu enam-vähem ulatusid, on ju. Siis me okei, davai jälle paus, vaata. Ja siis Tarmo minu arust ronis seal mingite asjade läbi, seal ronis katuse peale põhimõtteliselt, on ju. Ja siis võttis selle ühe kassi ära, tõi ta nagu meie juurde, siis panime ta kuskile ära kaugemale, vaata, et nad enam kokku ei puutuks, on ju. Ja siis nagu see olukord, et sai lahendada, aga lihtsalt oli siuksed nagu nii veidred, mingid siuksed, tuled kohale, mõtled, et teeme filmime ära lihtsalt või nagu teeme ära, on ju. Tundub nagu lihtne, tundub loogiline, on ju. Paneme rekk, teeme ära. Ei, see tundu üldse lihtne. Ja siis hakka mingi täiesti mingi X asjadega tegelema, et ilmu nagu saaks mingid salvestatud ja tehtud asjad, on ju. Ja see ongi, see võttis nagu päris palju aega vahepeal, on ju, et üldse töömeestega rääkida ja nagu Tarmo mingi kassi kätte saab, see on ka nagu oma ette kuradi see, on ju. Et selles mõttes, siuksed mingid veidrad olukorrad, lihtsalt midagi nagu täpselt nagu ma räägin, et mingite asjadega ei saa kunagi arvestada, et sa võib kogu plaan paigas olla. Ja siis ikka tuleb mingisugune asi, mis poleks elu sees ette kujutanud. Kas töömehed väikest altkäemaksu ei tahtnud, et vait olla? Ma arvan, nad juba said nagunii sealt. Maffiamestid said niimina. Aga no selles mõttes, nad olid viisakad, nad said aru ka ja selles mõttes nagu, et kui me ikka ütsime, et palun korraks, meil on täpselt see mäng oli, kus meil oligi vaja, kus me kõik olime kohal, siis oli nagu, nad tõmbasid vaikseks ja siis saime oma asjad nagu tehtud, aga ma räägin, natuke aega võitsid selles suhtes, et jah. Aga kuidas sa ise ennast täna nagu tunned kogu selle nüüd protsessi keskel? Ikka teil on olnud ju siin, ma sain aru, et mingid inimesed ikka proovinud häkkida teie süsteemidesse sisse, meedia tähelepanu ikkagi, kuidas läheb raha, kõik need tiimid, asjad ja kuidas sa ennast nagu kõigi selle möllu keskel täna nagu tunned? Ta on selles mõttes tõesti, ta on nagu olnud päris, ta on siis 4 nädalat on olnud, on ju. Et kogu see asi on ikka päris nagu hektik olnud, et väga palju igasuguseid asju toimub, on ju. Sa oled, me käime vaata ka siis erinevates linnades seda siis koos fännidega vaatamas, on ju. Ja siis samal ajal sa vaatad ära ja sa võtad telefoni lahti, kõik telefon on umbes mingi, kuule, et nüüd on see maas, sa mingi, mille pärast, mis toimub, mis asja, vaata, siis on mingi, kuule, teid häkiti, vaata, või mingi küberrünnak oli, mingi, mis asja, mis toimub, vaata.
jah, see ongi, 4 nädalat on täiesti nagu selles osas, esmaspäevad on täiesti hullumaja olnud selles mõttes. Et ja muidugi ka see, et ma olen hästi nagu montaažiga seotud, on ju, et siis ütleme monteerija või toimetaja paneb sellise nagu musta rea kokku, on ju, siis ta annab selle monteerija kätte, on ju. Noh, tihti peale algusest oli, et saadeti nagu kõige algsem draft ka, aga siis ma mõtlesin, et tegelikult, et las monteerija teeb oma nagu visiooni järgi ära, et siis ta saab nagu näha, et või no ma saan näha, et kas see nagu on see, kuhu suunas see nagu mingil määral liigub, on ju, mis me nagu tahaks kõik, on ju. Ja siis ta teeb selle esimese nagu selle cut'i ära, on ju, saada mulle drafti, vaatan üle, arutame läbi, paneme mingid kommentaarid paika, siis teeb ära, saadab uue drafti, vaatan üle, okei, siis saame kokku juba. Siis vaatame edasi üle ja siis on juba helindus, helini peab kuulama kogu aeg, on ju. Ja siis alles nagu siis läheb kuskile grade'i veel, on ju, ja mingid siuksed protsessid, on ju. Aga ühesõnaga nagu kogu see olukord, kui me hakkasime seda esimest episoodi siis monteerima, et see on nagu väga, väga pingeline on olnud täiesti nagu, et see nüüd septembrist ja natuke enne septembri, augusti lõpp seal hakkasime nagu täiesti nagu niimoodi full on, hands on nagu iga päev põhimõtteliselt, on ju. Et see nagu tõesti see augusti lõpust nagu ei ole nagu sukest rahulikku asja olnud väga, noh. Et ongi see, et kogu aeg oled sellega nagu seotud, korra mõtled, et täna vist tundub, et on rahulik ja siis Tarmo saadab mulle mingi lingi ja siis ongi nii, nüüd tuleb seda teha, seda vaadata, okei, noh, selge. Täna vist ei puhka siis, on ju. Et selles mõttes see on olnud pingeline, see on raske, ma olen nagu, ilmselgelt ma olen ka inimene, ma väsin ka selles mõttes, aga samas ma ei mõtle, ma ei taha nagu selle väsimuse peale mõelda väga, kuigi see võib nagu väga selline, kuidas ma ütlen siis, kui sa väsimuse peale ei mõtle, siis sa võid väga kiiresti läbi põleda, on ju. Et selles mõttes sa võib vist täiesti nagu sul lõpuks ongi täiesti suva asjadest vaata mingil määral, aga samas ma saan enda kahest, ma olen päris palju nii-öelda läbi põlend, eks ma saan aru, et millal mu keha reaalselt on nagu, kuule, et nüüd oleks vaja paus võtta, on ju. Ja siis ongi, et ma pigem ei mõtle selle väsimuse peale, ma mõtlen selle nagu selle lõpptulemuse peale, ma mõtetega tegelikult seal nagu mingil määral seal lõpus, on ju, aga samas ma tean, et nüüd me peame siit veel läbi tegema, seda tegema, et see mul nagu, ma olen kuidagi endale jaoks sisestanud, et enne seda nagu me see lihtsalt ei anna alla, siis teed, et selles mõttes sa teed, tuimalt paned kõikidest asjadest, mis iganes probleemid on, võib-olla korraks kukud pikali, tõuseb püsti tagasi, nüüd lahendad ära, lähed liigud edasi, et samas see nagu see minu mentaliteet praegu, et ongi, et vahepeal ikka on see, et sa oled mingi kurat, et ma olen väga väsinud, et mingi periood oligi vist, kas esimese EPS-iga ka, et oli juba suht sinna lõpupoole ja siis meil oli mingi, panime ikka päris hullu vaata ja see oligi mingi tutis istusime, mingi 31-35 tundi järjest istusime, mingi 1,5 tundi olime maganud seal kogu satsi peale, ja siis lihtsalt ma mäletan, kui ma tulin koju, siis ma olin nagu, ma olingi põhimõtteliselt laip, lihtsalt ma läksin istusin duši alla, siis ma istusin niimoodi, vaata. Läksin voodisse kohe magama ja magasin ka päris pikalt, on ju. Et selles mõttes küll see nagu puhkuse moment tuleb, et ongi, ma olen arvestanud, ma olen seda teinud või ma võtsin selle otsuse vastu, et me teeme seda hästi. Selleks, et hästi teha, selleks tuleb ju pingutada, seda tuleb nagu hingega teha, see on ka väga oluline, et sa teed hingega asja. Ja see ongi, et see väsitav, aga samas mulle meeldib, mulle sellised pingelised olukorrad meeldivad, et nagu, et nendega hakkama saada ja pärast see ju nagu sind kui inimesena, et see teeb ka sind nagu tugevamaks, vaata. Et selles mõttes see nagu, jah, ta nagu on, ma räägin, kui nagu long story short on nagu pingeline, aga on tore ja lõbus. aga see vist ongi, et palju poolt see käibki nende asjade juurde, kui sa tahad päriselt teha fucking Eesti kõige kõvemat realityt, kõige ägedamat sellega rahi teenida, teha kõige nagu päriselt pühendumusega ja südamega nagu hästi, nagu sa just ütlesid, et siis see nagu kind of nagu käib mitte mingi totaalselt läbipõlemine, aga nagu kind seal piiri peal kõndima, see käibki nagu nende asjade juurde. Ma kujutan ette, kui sa oled teinud oma Eesti Laulu periood väga pingelised, siis ongi nagu, et see ongi nii või? Et kas see käibki nii?
no kõike nagu tulebki nagu, sa pead nagu pingutama, et nagu sa ei saa nagu mitte midagi nagu niisama teha, no. Et selles mõttes iga asjaga, mis ma nagu teinud olen ja möllanud ja mingi idee enda jaoks nagu võtnud on, siis sa peadki lihtsalt nagu mingi visiooni paika panema umbes, on ju. Et mida sa tahad, et juhtuks, kuhu see võib-olla siin viiks, on ju. Et see on nagu see kõige olulisem ja siis lihtsalt selle järgi nagu toimetada, et see on nagu midagi nagu väga tundub selles mõttes, et muidugi kõik nagu jutustades on nagu lihtne, on ju. Aga samas see tundubki lihtne, tegelikult nagu kui mõtlen nüüd selle peale, et nagu asjad, mis sa teinud, kui vaadata ja jälgida sind YouTube'is, et kui sa seal mingi kodus produtseerid mingid videod sinust või Eesti Laulu laval oled või siis oled seal villa valimistseremoonial oma kaardike käes on, juhid seda show'd seal. Tundubki, et mis ära ei ole, et ju fun ju, et noh, et see kõik justkui nagu on nii fun ja selle kaadri taha ei näe ja võib-olla nagu villa puhul on see võib-olla tõesti kõige nagu iseenesest mõistetav mingil määral, et okei, vau, see tõesti võib-olla nõudis väga palju vaeva, aga kõik muu vahepeal nagu reaction videode tegemine, et see tundub nagu, et et lebo, et sa lihtsalt said kuulsaks, sest sul on kogu aeg fun ja sa oled ise nii fun. Vaata, see ongi see võib-olla, miks ma olen nagu võib-olla mingite asjadega nii kaugele jõudnud, et ongi, et ma olen valinud enda jaoks sellise töö, mis ongi minu jaoks fun. Et see ongi see point, mille pärast ma mingeid asju alati teen, on ju, ja miks ma võib-olla mingeid asju pikemalt, see ongi meil lõbus on. Vaata, ongi see, et kui ma pean midagi töö pärast tegema, mul kassib nii ära, no. Ma ei suuda, ma olen ikka mingeid asju nagu teinud niimoodi, kus mul on, ma ei tea, mingi seal ma pean oma boss on ja mingid peab ütlema mingeid asju, ma pean mingeid asju tegema. Aga see on nagu, ma olen, mu mõttemaailm, mõtteviis on nii nagu selline creative on ja siis ma ei suuda nagu, kui ma panna mingisugusesse kasti, vaata, ma lihtsalt, mul hakkab halb, mul hakkab igalt poolt hakkab halb, on ja. Ehk siis ma olen nagu siukseid asju endaks nagu välja mõelnud, et siis ma nagu, ma teengi muusikat, on ja see on hästi selline kreatiivne asi, on ja. Videod on ja. See on hästi vaba, on ju, kõik vabas vormis, on ju, sa keegi ei kontrolli sind otseselt, on ju, sa oled nagu oma boss, on ju, et see ongi see point, et võib-olla kõik väga palju ei saa seda teha, on ju, et ongi, et see on ju täiesti loogiline, et kõik ei saagi lihtsalt nagu, ma ei tea, seal lihtsalt fun'ida ja mingi möllata, et sa pead elama ka mingil määral, et sa peadki tööl käima nagu olema, on ju, aga lihtsalt võib-olla nagu see on siuke ma räägin nüüd karjäärist, aga võib-olla selline üldine selline õnnelikkuse meetod ongi see, et sa lihtsalt leiad enda jaoks asju üles, mis on nagu lõbusad. Väga lihtne väljend ongi see, kui sa nagu teed mingit asja, sa ei pane tähele, et aeg on nagu kiiresti läinud või kell on juba, mis iganes on ju. Või sa üldse kella ei vaata, on ju. Et see on nagu ülioluline. Et ma olen neid asju enda jaoks leidnud, ma olen teinud, ma ei ole kunagi raha peale mõelnud, see on ka üks point, veel üks point, et ma ei ole kunagi raha peale mõelnud, et ma ei alustanud produtseerimist selle mõttega, et kuule, et nüüd ma siin hakkan mingi räigelt mingit pappi teenima, produtseerima selles mõttes, sa pead ikka top olema, et seal mingisuguseid üldse summasid nagu näha nii öelda. Ja artistina samamoodi, et ma ei hakanud seda nagu selle pärast tegema, ma lihtsalt vaatasin, issand, kui äge, issand see nupp, oi, ma saan siukse soundi siin teha, vau, mis asja, ja siis sa nagu toimetad ja siis mingi hetk on nagu, kuule, aga tule esinema näiteks, okei, siit saab raha veel teenida või, et see on pigem see mentaliteet on, et siit saab raha teenida, vaata. Ja siis see pärast, see ongi see, et kui tuleb see, siis see motiveerib veel edasi tegema, et sa saad aru, et selle pealt saab nagu, sa saad elada ka, sa teed oma fun asja, aga sa saad nagu raha ka sellest veel. Ja see on nagu vau. Ja kui palju sa mõtled nagu ettevõttena või kas sa näed ennast nagu ettevõtjana või meelelahutajana ja kui palju sa ikkagi nagu täna mõtled strateegiliselt, et ilmselgelt sa nüüd tõid välja, et sa armastad teha seda, mida kõike sa teed ja sul tuleb päris hästi välja ka see ja mingis kastis olla sa ei taha, et ilmselgelt sa ei näe ennast kuskil kontori töötajana enne täna. Et siis mis hetkel võib-olla sa hakkasid nagu niimoodi strateegilisemalt mõtlema, mis hetkel sa hakkasid nagu vaatama, et kuidas teha nüüd niimoodi, et ikkagi ma saaks elatist teenida ja et ka mu sissetulek kasvaks ja ma ise kasvaksin?
sissetulekus ma räägin, no ma hakkasin selliste üldiste enesearengute asjade peale mõtlema, kui ma olin 18 ja 19, mingi siuke enne. Et siis oligi, ma nagu mõtlesin, et okei, et koolis nagu, kas nagu isegi nagu mu ema ja perearst ja tahab, et ma läheks edasi igale poole õppima. Siiamaani räägib veel, et ei, mu poeg on väga tubli, ma olen väga uhke, aga ta võiks ikka kooli minna, vaata mingi. Ühesõnaga, ja siis ma juba kooli ajal mõtlesin, et kurat, et nagu ma tahan, see ei ole nagu, mul ei meeldi istuda lihtsalt koha peal midagi nagu mingid asja õppida niimoodi, et mingi, mis ei ole minu jaoks nagu huvitav, on. Et okei, ülikoolis saaks ka seda teha, aga samas ma pean kuskil kogu aeg midagi olema, kedagi kuulama. Ma olen siuke vaba hing selles osas, on, et ma tahangi olla iseenda nagu boss, on. Aga ühesõnaga ma nagu enda jaoks siis avastasin enesearengu selles osas, et kirjutasin mingeid asju mingi seal lahti enda jaoks, veits nagu õppisin ennast kui inimest tundma, sest ma olen kunagi seda teinud, ma mingi, okei, siuksed asjad eksisteerivad minus ja võib-olla see ei ole nii hea külg, on, ja see ei ole nii hea külg, teeme selle paremaks, on. Ja siis tuli ka see siuke muusikakirjutuse produtseerimise asi, ma mäletan, et ma kirjutasin seal mingeid asju, et tahaks nagu Eesti Laulul osaleda. Okei, tahan Eesti Laulul osaleda, mis ma selle jaoks tegema pean, on. Nagu sa võtad, see ongi see, et sa võtad nagu mingisuguse eesmärgi või noh, ma kirjutasin mingisugune, ma ei tea, ikka väga mitmeid eesmärke üles, on. Ja siis ma nagu võtsin, mis minu jaoks võib-olla korraks nagu, kuhu silme ei pidama nagu pikemalt, on. Siis sa tõmbad ringi ümber ja hakkad lahti arutama, mis ma selle jaoks tegema pean, on. Et siuksed asjad, on. Aga ma mäletan, et seal nagu väga palju selliseid rahalisi asju ei olnud. Ma nagu väga palju nagu see raha, ma nagu raha peale väga ei mõelnud, on. Et ka samuti ka praegu nagu villa peale, on. Et okei, see on nagu, tegelikult see on ju täiesti ebareaalsed nagu summad on seal, on. Ja kogu see asi, mis seal käib, on. Aga ma endiselt ei ole mõelnud nagu see, kuidagi see finantspool on nagu veits nagu tagaplaanil, et see mingil määral nagu aitabki, ma ei ole kunagi nagu ahne selle osas, on. Et ma ainult teen kõike nüüd raha pärast, on. Et see ongi see, minu point üldse villaga tegelikult oli see, et ma saaks nagu natukene esiteks jälle pakkuda meelelahutust inimestele ja teiseks lihtsalt nähes, et võib-olla see kus on see praegune kvaliteet, on. Eesti reality maastikul näiteks rääkides, on. Siis et seda lihtsalt tõsta, et mulle meeldib alati nagu areneda ja ma nagu püüan teisi innustada ka, et nad areneksid mingite asjadega, on. Et see ongi, et ma võtsingi nagu lihtsalt selle eesmärgi, me teeme head asja, me näitame kõikidele ette, kuidas tuleb teha, kuidas hästi teha ja loodetavasti sellega inimesed harjuvad selle stiiliga ära ja teised ja need, kes enam pärast järgnevalt seda stiili ei tee mingil määral, et see sitt nagu sitt lähebki minema lihtsalt, see lihtsalt haistub ära. Et sa peadki nagu siis nüüd, ma arvan, see latt on päris kõrgele aetud, on ju, kaasalt ka meie jaoks, meie peame ka arenema, kui me edasi teeme. Aga samas ka teiste jaoks on see, et kui sa jäädki seda oma sitta tegema, keegi viitsigi vaadata seda, mingid, mis asi see on, vaata. Et sa peadki nagu ise, kui saade nagu ka arenema, et see ongi minu point ka, et teised ka tuleksid nagu järgi, on. Et ühesõnaga finantspool, nüüd viimane, ütleme 1,5 aastat niimoodi, ma olen siis mul on tekkinud, meil on hea seltskond tekkinud, kes on ka väga edukad oma asjades, mida nad teevad eriti siis finantsmaailmas, on ju, kõik mingid investeeringud, mingid kinnisvarad, mingid siuksed asjad. Ehk siis ma olen nagu sealt kuidagi sellise, no ma ütleks, et pisiku juurde saanud, aga et ma saan aru, et okei, et rahaga tuleb nagu tegeleda ka, vaata, et selles mõttes, et ma olen alati pigem võtnud seda raha investeeringut, kui nagu, et ma investeerin tagasi nagu lihtsalt mingit tehnikasse, kaamerasse, mikrofonidesse, mis iganes meil stutti vaja on. Et see nagu ka minu jaoks investeering, aga just see nagu see mingid aktsiad ja mingid panna raha kõrvale ja seda investeerida nagu oma tulevikku ja olla nagu rahatark oma rahadega. Just see poole, et see on just mingi 1,5 aastat, niimoodi 2 aastat olnud. Et varem ma võib-olla väga nagu selle poolega tegelengi, mis on tegelikult hea, sest ma räägin, mul nagu, kui sa panedki endale silme ette, et siit on ainult raha, siis ega ei saagi kuskile minna. Et eks on väga paljud ka sellised ja nad saavadki nagu palju
palju teenida ja neil on kõik hästi nagu finantsiliselt on ju. Aga minu jaoks vähemalt see nagu mingit sellist nagu hingerahu ei toonud, et hingerahu on mul siis, kui ma saan nagu sellist mingit kreatiivset asja teha, kui ma saangi toimetada, saangi mingit uut projekti teha, saan uut muusikat luua, mis iganes, et see kreatiivne pool on mul nii nagu üle, kui üldse saab olla, et kõik muud asjad ma olen lihtsalt selle järgi läinud ja aru saanud, et ma lihtsalt pean oma asja tegema, toimetan ja kõik mingid muud asjad tulevad ise järgi. Et ma ei aja nagu raha taga, raha tuleb lihtsalt, kui ma ise teen head asja. No. Aga kas see järjepidevus ja distsipliin, mis ilmselgelt tuleb siin välja, sinu üks edu võtmedes, et järjepidevalt nagu teinud ja sa panustad ja vahepeal need töötunnid, mis sa siin alla paned, ongi ekstreemselt kõrged. Et kas see tuleb siis sinu kuidagi lapsepõlve spordist või see, et muusikaga mingi klaveri õppimine või nagu kust tuleb see ikkagi see järjepidevus ja distsipliin? Muidugi, kõik tegelikult asjad tulevad meil lapsepõlvest, on ju. Et väga palju saab ka nagu juba täiskasvanunas õppida, aga tegelikult sellised fundamentaalsed nagu printsiibid, need tulevad ikkagist lapsepõlvest. Ja ka kasvatusest. Mu ema oli väga karm selles osas, ta tahtis alati, et ma oleks kõigest parim, et ma pingutaks, mitte midagi niisama ei tule. Sa peadki, et võita midagi, olla parim, sa peadki nagu reaalselt sitaks palju tööd tegema selle jaoks. Ja selles mõttes, et kõik võib-olla need asjad, ma teen nii hästi palju erinevaid asju, vaata. Et ma ei ole kunagi nagu väga ühe asja peal nagu kinni. Et see ka tuleb sellene, see tuleneb sellest, et ma käisin ka lapsepõlves igast erinevaid asju. Mulle meeldib seda lugu rääkida, ma ei tea isegi, kas ma olen rääkinud niimoodi avalikult, aga ühesõnaga, et ma tean sõpradel olen rääkinud, aga lihtsalt ma käisin seal erinevates treenides, mingisugused asjades ja siis mul oligi mingi üks kolmapäev tegelikult, mille pärast ma kolmapäev ka väga ei kannata. Oli siuke päev tavaliselt, mingi siis 9 aastat päevast järjest. Ja siis on kool ja siis ma ei tea, koolis on 6-7 tundi, sa tuled koju korraks. No kui ma lasin Jõgeval siuke kiirelt jala käidud igal poole joostud, et see on nagu lihtne, et ei olnud vaja seal mingi autoga, mis iganes mellata. Ja siis ma olen koolist koju, olen pool tundi seal, 45 mintsa, söön, puhkan natuke. Siis lähen muusikakooli, mul on erialatund, siis mul on solfeetšotund, siis mul on muusikaajatund. Ja see on 3 tundi järjest oled seal. Siis jooksed mingisugune, sul on jälle mingi pool tundi aega, et jooksed jalkatrenni, paned jalkas mingisugune, ütleme 1,5 tundi jälle või tund aega, mis iganes. Ja siis sul on, kas ongi jälle mingi 15 või 20 minutit, et jõuda tantsutrenni. Ja selle tantsutrenni oli 2 tundi. Davai, 2 tundi teed ära ja siis sa lähed koju. Sul on vaja õppida ka või? Õpime ka siis veel. Ja siis sa oled mingi kell 10 jõuad koju või 9-10 ja siis sa õpid ka veel. Et selles mõttes, aga see ongi vaata see, mis praegu mõeldes või kui ma seda räägin, ilmselt on mingi, issand jumal, nii hull ja kõik see. Et niimoodi mõeldes ongi hull tegelikult. Mõtleme, ma olin, kui ma tantsuga veel tegin, ma olin mingi 13, mis iganes. Et umbes 13 aastased siuksed päevad. Ja sa mõtled, issand jumal, 13 aastane, nii palju, kuidas ta elab, mis iganes. Aga mina seda ei mõtnud niimoodi, vaata. Ma tegin, siis mul oli kohustus. Ma tegin, mulle esiteks meeldis, aga ma tegin, siis mul oli kohustus. Kui sul on nagu kohustus, sa ei taha mitte kedagi alt vedada, sa tahad jällegist oma parimat anda ja sa lihtsalt lähed ja teed ja lähed ja teed ja lähed ja teed. Et see ongi nagu siuke ka mingil määral siuke järjepidevus, et sa lähedki nagu, sa oled kohal kogu aeg, et sa pingutad ja sa oled kohal. Ja ma arvan, see on väga palju nagu edasi kannud ka siin tänapäeva ellu, et kus ma nagu teengi niimoodi mõtlemata, et issand jumal, nüüd ma pean jõusaali minema näiteks, et issand, ma pean ukse lahti tegema ja liftist alla minema ja auto käima panema ja siis veel autoga sõitma, et issand ummikud ka veel, ja siis lähen veel, pean parkimist otsima ja siis issand, pean jälle liftiga sõitma üles ja nüüd pean riideid vahetama, mis iganes. Et see, ma siukest vahepealsete tegevuste peale ei mõtle, et ma lihtsalt lähen ja teen. See ongi, ma lihtsalt olen kohal, teen, mul on mingi visioon, ma tahan selles parim olla, ma tahan
ja kui isegi ei õnnestu parim olla, siis ma vähemalt pingutan, noh. Ma tean, et ma andsin endast kõik, on ju. Ja kui ma näiteks ei võida midagi või ei saa midagi, siis ma proovin järgmine kord uuesti, on ju. Et see ongi see point ja kõik tuleb lapsepõlvest selles suhtes, et ma olen nagu väga tänulik ka emale, on ju, alati ma olen seda öelnud, et ta viskas mind kogu aeg tuimalt vette. Ja kui siis ongi, ta vist kunagi oligi literally mind viskas mingi tatina vette lihtsalt, poeg, mine vaata, kuidas hakkama saada. Ja siis ma olen mingi, okei, ja siis ma juba ujusin põhimõtteliselt, vaata, et ja siis kõik vaatasid šokki, et kõik on mida Valentina teeb, vaata, aga tegelikult mul õnneks olid mingid, vaata, need ujumis, mis need mingid asjad on, aga ikka vaata. aga donatsid olid ümber käe. Et literally, et sa nagu viskad vette, vaata. Ja sa ei tea, mis sind ees ootab. Ja selles mõttes ma olen tänulik, et mind alati pushinud ja lükkanud igale poole. Ja nüüd ongi nagu lihtne, ma ei pea mõtlema mingite X asjade peale, et ma nagu nüüd mingite probleemide või nagu vabanduste peale. Nagu see ongi, kui enamus inimesi täna võib-olla teevad hästi palju tööd, ongi selle mindsetiga, et ongi nagu ma nüüd nagu, kuidas ma nüüd muudan oma mindseti selle jaoks, et ma nii-öelda suudaksingi nüüd minna või ongi jõusaali või võtta ennast kokku ja minna trenni teha ja olla järjepidev oma unistuste nimel, siis sulle nagu, millest räägite sõbrad, nagu hakake lihtsalt tegutsema, tehke ja kui tuleb välja on ebaõnnestumised, siis lihtsalt on ebaõnnestumine ja me liigume edasi selles suunas, on ju. Et see ongi nagu tänapäeva mingi teema, et on need, kes mõtlevad, kuidas kõiki asju võiks teha ja muuta. Ja siis on sellised vennad nagu Andrei, kes lihtsalt nagu mõtlevad ja siis teevad. Ja nad ei võtta nagu üle asjadega ka, on ju. No jaa, selle tegemisega on ka nagu see, et seal nagu see on ju tegelikult on raske, vaata, et ma saan aru, miks väga paljud ei tee seda, mida näiteks ma teen või ma saan aru, miks mina ei tee neid teisi asju, mida võib-olla teised teevad, on ju. Et selle tegemisega ka nagu ikka sa peadki, sul peabki nagu hästi tugev selline mentaalne pool olema, ka vahepeal ka füüsiline pool, on ju. Et mingeid asju üldse nagu ette võtta, on ju. Ja eks meil kõigil, aga see ongi challenge ja see ongi see, et miks kui see oleks lihtne, siis kõik teeks seda, on ju. Et see mulle meeldib, et sa peadki nagu iseennast kui inimesena nagu veits nagu oma sellest comfort zone'ist välja astuma ja siis tegema mingisugused asju, mis ei ole nii mugavad. Ja võib-olla see ongi see, mis ma olen ka alati üritanud teha, mingisugused, ma ei tea, seal uusi challenge'id proovida, uute inimestega tutvuda, mingi X asju proovida, et see ongi see, tekitab mingisugust sellist elevust, vaata, et ja siuke positiivset elevust, et sa peadki nagu seda, see inimesena lihtsalt arened nii palju, kui sa nagu seda teed. Ja mis sa teed või kas sa teed midagi, et oma selle mentaalse poolega tegeleda, kasvatada, ennast korras hoida, kuplid? Ja mul oli selles mõttes, mul oli 2019 oli selline keeruline periood, kus mul kuidagi nagu mitte väga midagi nagu ei tulnud välja ja ka personaalses elus olid mingi siuke veits lappes ja siis ma olingi mingi, et kuule, ja siis ma tunnen nagu ma nagu väga ei viitsi midagi teha, käisime pidutsemas 3 korda nädalas ja siis sa mõtled, et kõik oli lappes, et trennis ei käinud ja kuidagi nagu mingi tunned mentaalselt juba, et kurat, et nagu kas see on nagu õige nagu aga peatu veits, kui sa oled nõus, see natukese rohkem sellele, et millest see üldse algas, millest see periood algas, kuidas sa läksid sellele? Lihtsalt ma arvan, ongi kuidagi esiteks võib-olla üle töötamine, see oli vaata Eesti Laulu mingid asjad, on ju. Siuke üle koormus tekkis, on ju, ja lihtsalt põlesid läbi. Kui põled läbi, siis on juba, sa oled lihtsalt siuke, sa ei viitsigi midagi teha, sa oledki lihtsalt seal, on ju. Siis see mõjutas mingeid suhteid, on ju, siis suhted veel omakorda, siis panevad sulle veel ühe põntsu, on ju. Ja siis võib-olla kui ei lähe nii hästi, me ei tea, mis iganes seal töö mõttes ka, siis see paneb veel ühe põntsu, on ju. Ja siis lõpuks sa oledki seal faasis, okei. Ja mis sulle läinud töö mõttes hästi? Mingid ideid väga ei tulnud, ei olnud motivatsiooni teha ja siis kui tuli, siis ei läinud nagu nii hästi või nii hästi, kui ma ootasin, on ju. Et ja vaat mul ei olnud nagu siukseid asju nagu varem olnud, et siis ma ei saanud nagu kuidagi nagu aru võib-olla, et tegelikult see on võib-olla hetkeline või nagu lihtsalt mis iganes, on ju. Aga samas ma sain sellest aru, et okei, ma vist võib-olla ei tunne nagu hästi ennast või nagu midagi mind häirib, ma ei suuda lihtsalt kokku võtta ennast. Ja see oligi, ma mingi hetk sain aru, et kurat, tegelikult peaks vist kellegi rääkima. Nagu midagi nagu võiks ju ette võtta, ma ei saa jätkata, nagu ma
ma ei saa ennast niimoodi kogu aeg tunda, ma ei saa mingi 3 korda nädalas pidutseda ja samal ajal mitte midagi ei toimu mu elus, on ju. Ja siis ma olingi vist psühholoogi juurde, siis pöördusin, on ju. Aga see oli ka niimoodi, et see ongi, et mu ema on perearst, aga samas kuidagi, et siis seal on ju need psühholoogi asjad ju käivad seal kuidagi läbi arsti mingisugused saatekirjad ja mis iganes, on ju. Või ma ei olnud kursis sellega, ma olingi, et kurat, tegelikult ma tahaks nagu minna, aga kurat, et kuidas ma nagu emale ütlen, sest ta on mu perest, kuidas ma ütlen talle, mis ma teen, vaata, et siis ma tean, et Valentina nagu elab mulle väga kaasa, ta ilmselt hakkaks mingist nagu kogu aeg nagu üle mõtlema mingi siukseid asju ja siis ma näingi, et aga mingi hetk võtsin kokku, ütlesin, kuule, ma mõtlesin tegelikult, käiks korra, räägiks ta mingi kohe hakkas muretsema, mis iganes, aga ikkagi ühesõnaga ta ikka toetab selles osas. Ja siis ma käisin ära ja siis kuidagi ongi, vaata, see, mis ma nagu psühholoogi teema pealt nagu aru sain, ongi see, et seda võib teha siis, või seda sa, kuidas ma ütlen, sa pead seda tegema, vahet ei ole, kas sa oled heas seisus või sa oled halvas seisus. Et alati tuleb rääkida, sõbrad on ka selle jaoks alati olemas, aga võib-olla siuke, et vaata võõras professionaalne inimene, kes võib-olla nagu kuidagi nagu oskab suunata või aru saada, et kas siit lekib, siit ei leki, siit on kõik hästi, siin tuleb natuke keskenduda. Et see on see point, millest ma aru sain, et sa pead alati sinna minema, vahetele, kas on hea seis või halb seis. Et ongi, et ma mingil määral nagu psühholoogi töö ei olegi siin nagu lihtsalt nagu vestelda, nagu me siin nagu räägime, aga ta lihtsalt on see, et ta küsib suunavaid küsimusi ja siis sa lihtsalt, sa hakkad ise latrama, vaata. Et sa saad aru, mis tekitab sinus emotsiooni, kui sa räägid, saad aru, mis tekitab emotsiooni, mis on võib-olla rohkem mingi peal, kui sa räägid näiteks psühholoogile mingist asjast ja saad aru, et tegelikult ma ei viitsi tal üldse seda rääkida, mul jumala pohhu ei vaata. Ja siis sa mingi, okei, no siis see vist ei ole probleem, aga samas kui sa räägid mingi ühest asjast, see niimoodi, siis tulevad mingid, ma ei tea, pisarad, emotsioonid, või siis kurjus, mis iganes, nii et siis saad aru, okei, see on võib-olla mingi point, vaata, kus ma peaks sellega tegelema ja see ongi, see käidki seal ära ja pärast seda tõesti, siis oli mul, siis ongi, läkski palju paremaks. Mingid asjad hakkasid uuesti käima, muidugi eluliselt ka väga palju sõltub, et sa pead ise tegelema probleemiga, ise nagu aktiivne olema, et sa ei saagi passida, kui sa oled sellises situatsioonis, sa ei saa passida lihtsalt, sa peadki nagu kuidagi midagi ette võtma, proovima vähemalt, on ju. Ja see hakkaski kuidagi nagu hästi minema uuesti ja kõik mingid suhted said paika, mingid siuksed teemad, on ju. Ja see kuidagi nagu aitas kaasa ja lõpuks saad sealt faasist nagu minema, on ju. Ja mingid muud asjad hakkavad liikuma ja siis kuidagi nagu oligi, siis oli juba 2020, siis ma olin sinna koroona lõks USA-sse, siis hakkasin neid asju tegema, mis ma siis juba siiamaani teen, on ju. Ja see kuidagi lihtsalt viind ja siis on nagu no stopping, on ju. Aga ühesõnaga lihtsalt ongi, et isegi kui praegu nagu kõik on hästi, siis ikka ma ei ole nüüd pikalt käinud, aga ma läheks ikka nagu või peaks käima nagu veel tihedamalt, on ju. Et lihtsalt siis, et sa oled stabiilne, et kõik on hästi, on ju. Et need läbipõlemised, siuksed asjad võivad hästi kiiresti tulla. Ja see ongi, sa ei tea, millal sa läbi põled, kui sa ei ole varem läbi põlend, on ju. Et see ongi hästi ka oluline moment, on ju. Et ma saan väga hästi, kui mu keha ütleb mulle, et kuule, et Andrei, peaks võtta natuke hoogu, puhka natuke. Sul, ma tean, et mul ei ole väga palju vaja selle jaoks, et natuke puhata, on ju. Aga lihtsalt keha annab kohe teada sellest. Ja kui see mingi statistika alusel on tõenäosus, need, kes on läbi põlenud, põlevad järgmise 4-5 aasta jooksul läbi on 85%. Me arvame, et me ei põle läbi, sest me oleme nüüd, I have done it before, ma juba saan aru, aga 85% inimestest on uuesti seal samas kohas. Ja vaata, ongi see võib-olla nagu siis ei õpi sellest momendist piisavalt, et ma sain aru, mulle meeldib väga analüüsida, mulle meeldib nagu just selliseid oma nagu mõtteid, oma käitumisi, oma mingid asju, mis ma teinud olen, mulle meeldib väga analüüsida. Kuidas sa analüüsid? Mulle meeldib väga kirjutada. Ja siis ma kirjutan märkmikuse tavaliselt. Mul on nagu täpselt see, kui ma alustasin või ma sain aru enda jaoks, see ongi, et sa pead enda jaoks aru saama ka, mis on sinu jaoks nagu see, kuidas sa mingeid asju õpid, on ju. Et kas näiteks, kui me loeme raamatut, mulle väga meeldib raamatut lugeda, aga samas ma sain aru, et okei, mulle meeldib lugeda, aga mulle ei jää väga midagi meelde, aga mulle jääb meelde niimoodi, kui ma lihtsalt panen markeriga mingeid asju ja tõmban alla, siis ma mingi, mul kohe seab see kinni ja siis veel kinnituseks
ma sain aru, et mulle meeldib ka kirjutada, et kui ma kirjutan ära, no siis mul on nagu täiesti selge kõik pilt, on ju. Ehk siis väga palju oligi, ma lugesin raamatuid, ma kirjutasin kõik paberile, märkmikusse, mis iganes, on ju, et mulle siis see kuidagi see, kui sa kirjutad, sa nagu kirjutad nagu kuidagi, see jääb nagu kuidagi sulle külge, vaata, see ei jää kuskile rändama, mis iganes kohta, on ju. Aga see nagu sa kirjutad ja sa nagu sa tead, see kuidagi kõik need sõnad, mis sa kirjutasid alla, see tuleb nagu kinnitab su kehaga, on ju. Ja see on minu kuidagi siuke arusaam sellest asjast, on ju. Ja siis ongi, mulle väga meeldis kirjutada, mul on täpselt need eesmärgid seal, kui ma tahtsin Eesti laulu olla, tahtsin seda saada, tahtsin seda saada, on ju. Et mul on kõik nagu välja kirjutatud, kõik visioonid ja asjad ja täpselt samamoodi ma teen ka nagu oma mingite mõtetega või mingite asjadega. Et kui ma näiteks ongi, just tegelikult hiljuti oli just, kui ma oli jälle siuke, ongi praegu siuke keeruline raske periood, siis ma ongi, et okei, davai. Mul on siuke mure praegu, nii kirjutan selle lahti, vaatan, analüüsin, mis seal oli, kuidas nüüd parem, mis ma tegema pean veits, on ju. Et mulle meeldib siukseid asju teha, et ma tavaliselt nagu kirjutan. No. Kas sa teed igapäevaselt seda? Ei tee, kuigi ma olen mõelnud, et võiks, aga samas ma vaata, see ongi see, et kui sa oled juba nagu mõnda aega nagu teinud mingeid asju ja proovin igasuguseid asju, siis sa saad aru võib-olla, et nagu, et kas seda ei ole vaja võib-olla nagu igapäevast, vähemalt mul ei ole vaja igapäevast seda teha. Pigem seda võiks, minu jaoks ma arvan, siuke optimaalne, see oleks siuke nädalas korra või siis 2 nädala jooksul, sest et kui ma iga päev pigem ma võiks seda teha, et ma võiks kirja panna, et milline see päev täna oli, vaata. Ja kuidas ma tundsin täna näiteks, on ju. Seda võiks ma arvan suht kõik teha ja seda ma peaksin ise ka rohkem tegema, on ju. Et panegi, mul ongi, et vahepeal sa tuled ärkad juba üles, sul on kõik väga hästi, sul on nii tore, sul on nii kõik hästi, siis päev kulgeb juba suurepäraselt, on ju. Aga samas on ka vahepeal nagu raskemaid, on ju, päevi, on ju. Ja see ongi samal, et sa peaks nagu need kirja panema. Ja siis sa kuidagi nädala lõpus sa teed selle nagu recap'i, et mis siis toimus see nädal. Ja siis, kui sa nagu saad nendest asjadest aru, mis võib-olla tekitas seda head emotsiooni, seda sitta emotsiooni, siis sa saad aru, okei, aga kuidas ma saaks niimoodi, et seda sitta emotsiooni enam ei oleks, siis sa liigud järgmisse nädalasse, siis nii edasi, kuni siis tegelikult on ju kõik lõpuks hästi. Aga meie eludes nagu ilmselt kõikidel on, et alati on midagi perses, noh. Selles mõttes vahet ei ole, noh. Ma ei hakka ilustama, et sa võid ju nii palju tööd teha ja nii palju enda kallal nagu tööd teha ja olla nii heas faasis üldse võimalik olla, aga alati on midagi perses. Alati tuleb millegagi tegeleda, vaata. Ja tegelikult see on hea, sest mõtle, kui me oleks kõik oleks hästi, noh. Võits igav oleks tegelikult. Väga igav oleks. Siis kaoks ära nagu see arusaam, et mis see hea üldse on. Millal on nagu väga hästi. Et see nagu, siis see nagu, minu jaoks on nagu igav, et mul nagu selles mõttes, et probleemid on nagu keerulised ja sellised, kuidas ma ütlen, tekitavad palju pingeid ja asju, aga samas ilma nendeta ju me ei oleks ju ka, me ei saaks areneda, me ei jõuaks nagu oma parima versioonini. Ja ma arvan, et need probleemid ja asjad on vajalikud. Et ei saagi elada mingi luulu ja fantasy maailmas, kui kõik on hästi. Kuidas see kuulsus sind nagu inimesena mõjutanud on, et ja sinu ego ja sinu eneseväärikust ja kõike seda sinu minapilti, et sa oled üks kõige kuulsamaid noor inimesi terves Eestis. Ja sa oled ajapikku saanud nagu kuulsaks, järjest kuulsamaks ja oled lavadel, inimesed fännavad sind ja sul on kõige vaadatumad YouTube'i kanalid, üks kõige populaarsem YouTube'i podcast, on ju üks kõige populaarsem reality, mitu tiitlit, eks ole, et kuidas su ego handlib seda, kas sa tunned, et sa vahepeal tõused ära ka, kas sa tunned, et sa vahepeal, ülipikk küsimus ma tean, kas sa vahepeal tunned, et see ego nagu naudib seda, kas vahepeal mõtled, et nagu ma olen päris tehtud vend ikka? Sellist asja ma arvan, mis ma teen, on väga raske teha introvertsetele inimestele, et sa, esiteks ma olen juba ekstravertne inimene, mulle meeldib lihtsalt, mul on alati täitsa saadik meeldinud võistelda, olla seal kogu aeg esikohtadel ja nagu veits esineda, ja ma arvan, see nagu on aitanud väga palju kaasa sellele, et see on nagu, see edu on läinud nii nagu ta on, aga mul on hea meel, et mul tegelikult kogu see asi tuli tegelikult, kui ma olin siuke
22 äkki, mingi siuke või, 21, 22. Et siukest natuke tähelepanu rohkem tuli nagu minu peale, on ju siis, et see ongi see faas, ma arvan, et kui mul kogu see, mis ma praegu oleks, on ju, oleks tulnud, kui ma oleks 18, oi praegus, ma siis oleks nagu, ma käiks kuiga kõva vend, mõtlesin, et noh, saad aru, on ju. Ja, no minuga oleks kindlalt nii läinud. Aga see ongi see, et kuna mulle tuli see 2018, kui see aasta YouTube'i tiitele mingit veits rohkem tähelepanu hakkas tekkima nende YouTube'i videotega ka, on ju, siis enne seda ma olin tegelikult ju kuidagi näinud teisi inimesi, kui nad on neist kuulsaks saanud või kuidas kuulsad käitud. See on päris mitu asja kokku, on ju. See on päris mitu asja kokku, et ongi, et kui ma hakkasin enesearenguga tegema 18, ütleme, ma olin 18 ja siis seal kuni 22 ma olin päris piisavalt juba enda jaoks nagu avastan enda jaoks mingeid asju nagu selgeks saanud. Et ma sain aru, et võib-olla, et ja samal jälgid nagu teisi ka, kes alles kuulsaks saavad, kes on juba kuulsad, võib-olla mingid tuttavad olid ka, kes natuke olid juba nagu mingid pildis kuskil. Ja siis analüüsid kõikide nende nagu käitumist ka, ja siis saad aru, et okei, ma ei tahaks elu sees siuke olla, ma näen, kuhu ta nüüd liigub, ma ei taha sinna, see on väga vale. Aga mulle meeldib väga see situatsioon, kus näiteks see kuulsus on. Et ma saan aru, et ongi, ma võtsin kuidagi, ma jõudsin nii palju õppida, on ju. Ja siis ma kuidagi kohe nagu automaatselt võtad seda enda jaoks ka, et sa ei taha olla nagu see vastik vend lihtsalt, kes kui saab mingit tähelepanu, siis ma ei tea, tõuseb ära ja mingi ülbe. Sellise kuulsusega muidugi paraku ka see, et inimesed hakkavad arvama, et sa oled ära tõusnud. Et väga palju ja ma kuulen ka iga päev kuulen, et issand, see vaakin on nii ülbe ja ta on nii see ja nii. Ja probleem muidugi selles, et ma ei ole neid inimesi mingi kas aasta näinud, mitte kunagi näinud, siis need inimesed tavaliselt räägivad neid asju. Aga lihtsalt ongi see, et vaata, et inimesed arvavad, et kuna sinust nii palju räägitakse, sinust nii palju toimetatakse ja nii palju tähelepanu antakse, siis sa võtad seda, kui sa oled nii kõva vend ja see, et issand sust nii, sa oled tehtud mees, nagu sa enne ütlesid. Et inimesed arvavad seda. Ja mul on tegelikult päris mitu korda isegi öeldud ka, et oled nüüd kõva vend või ma mingi, sa lähed mul sisse nagu. Kuidas ma kõva vend, mille pealt on ju. Et nagu räägitakse ja on hästi palju nagu sellist tähelepanu ja kõike seda, aga nagu see ei anna mul, see ei tee mind paremaks inimeseks kui keegi teine. Mist eestlastele meeldib nagu kohe mõelda, et by default, kui keegi saab kuulsaks, et raudselt tõuseb ära, et see on juba, see eeldus, et raudselt tõuseb ära. Ja see ongi, vaata. Ja see muidugi vaata on see, et see annab hästi palju enesekindlust, vaata. Enesekindlust annab juurde. Ma olen püüdnud olla nagu ikkagi selline nagu ma alati olen olnud, kõikidest hoolitseda, et kõikidel oleks hea meel, kõikidega rääkida. Vahet ole, kes pilte toob küsima, alati teeme pilti, jutustan nendega, mis iganes. Et sa peadki olema pead olema inimeste inimene veits. Aga ongi ikka tulevad siuksed asju, et sa oled nii ära tõusnud, sa oled ülbe, sa oled see. Aga see ongi see, et ma tean, mul on omad inimesed, kellega ma suhtlen ja nemad teavad, milline ma olen. Aga see ikkagi mõjutab sind mingil määral. Kuidas sa nagu vastu võtad seda või et ilmselgelt mulle tundub, et sa vist nagu saad päris hästi selle kõigega hakkama ja sa oled ülinormaalne vend. Sa oled nii normendist, et sa õige. Aga nagu, kas on kuskil nagu kuklas vahepeal, kus see teeb haiget sulle? Et kui inimesed arvad, et ma olen ära tõusnud. Need mingid valearvamused sinust, eelarvamused, mingid halvad sõnad. See oleneb täiesti, ma pigem vaata, ma olen, see on nagu selline imelik teema selles osas, et mul on tegelikult nagu suht savi, ma pigem läheb hinge sellised asjad, mis oma lähedased ütlevad, on ju. Siis sa hakkad mõtlema. Aga samas, kui mingid võõrad vennad ütlevad, siis mis ma ikka teen sellega, mul tõesti suva. Aga mulle meeldib vahepeal nagu vastu möliseda natuke. Et ma ei, vahepeal lasen nagu kuidagi minna mõnedel asjadel,
aga vahepeal ka ma ütlen, et on ju, siis see ongi nii, see on nii veider asi, et kui ma midagi ütlen, on ju, kui keegi mulle, ma ei tea, seal kommenteerib midagi, mis iganes minu kohta, kas või villa kohta, mis iganes, vaata. Ja siis ma ütlen vastu nagu, ja siis ma ütlen enamasti, kas vahepeal ütlen normaalselt, mis iganes, on ju, vahepeal ütlen nagu siuke sarkastiliselt ja vahepeal ütlen nagu veits nagu kurjamalt, on ju. Ja siis inimesed kohe võtavad seda nagu, kui nagu siukest asja, et nagu ma olen nagu, et ma olengi täpselt ülbe ja et ma ei oska kriitikat vastu võtta ja ma ei oska seda teha, on ju. Aga samas ma lihtsalt nagu, ma lihtsalt vastan inimestele nagu saad aru, see, et sa mulle ütlesid nagu ma ei, nagu see ei tähenda seda, et ma ei oska vaata kriitikat vastu võtta. Ma lihtsalt nagu vastasin su arvamusele, vaata. Ja see, et kui ma vastan kellegi inimese arvus, et tähenda, et ma ei talu kriitikat, ma lihtsalt, ma ei arvanud seda sama, mis sina arvasid, vaata. Ja see ongi see, et kui keegi enamus arvavad, et kui nad midagi ütlevad, siis ma pean kohe nagu ma pean seda võtma vaata endaks. Kui mulle päriselt su arvamus läks korda ja ma näen, et ma saan oma asja sellega pealt paremaks teha, siis ma olen nagu fair enough, davai, let's go, on ju. Aga enamjaolt on mingi täiesti debiilsed asjad, siis ma vastan kõik õpi kriitikat taluma nagu hallo. See on nagu siuke veider teema, aga pigem mul läheb korda, kui on ikka lähedast arvamused, et ma nagu väga teisi ei kuula ja siis ongi, vaata, see ongi see, mis ma enne korra mainisin ka, et enesekindlus tõuseb väga palju selle pealt, aga kahjuks mille pealt võib-olla mingid inimesed on hakanud arvama, et ma olen nagu, ma ei tea, ära tõusnud, mis iganes, et enesekindlus, et kui sa julged mingite asjadele midagi kuidagi teistmoodi vastata või sa julged ei öelda või sa julged mingisugust üldse arvamust avaldada ja nii suurelt ka veel, vaata. Et siis nad on mingi, et no see vend on küll perses ego vend, no täitsa lõpp, no, et kus see nüüd tuli, et ta ei olnud varem selline, vaata. Ilmselgelt ma ei olnud. Selles mõttes, et me kõik areneme. Ja kasvame. Ma olen enda jaoks avastanud, okei, kõik see on mind palju enesekindlamaks muutunud. Ma oskan mingitele asjadele ei öelda, ma oskan mingeid muid asju teha. See ei tähenda, et ma olen ära tõusnud. See on nagu nii. Vastupidi, just ongi, siis sul on enesekindlusega tulnud nagu ongi julgus öelda seda, mida sina arvad ja mingite teemade kohta ka võib-olla siis arvamust avaldada. See ongi see, et inimesed võtavad seda enesekindlust mitte kui julgust, aga enesekindlust kui siuke ülbe vastik sitakott, no. See on nagu see probleem. Aga eks see käib alati sellega kaasas ja jääbki käima ja see on nagu see, erakondade ja poliitikute ju kõige tähtsam asi on ka samamoodi jääda nagu meelde, et kui sa nagu, kui ei ole mitte kedagi, kellele sa ei meeldi või kellele sinu ütlemine ei sobi, siis see tähendab ainult seda, et sa ei öelnud mitte midagi ja sa ei olnud mitte keegi. Nii kui sa oled keegi ja ütled midagi, see on alati keegi, kellele see ei sobi ja mõnikord ütlesidki veits lollisti, mõnikord veits reageerisidki üle, aga enamasti sa oledki lihtsalt iseloom, inimene oma nurgaga, oma väljamistega, oma arvamustega ja sa ei saagi teisiti nagu meelde jääda, midagi korda saata, kui sul ei ole seda sinu kreatiivsust, seda sinu arvamust, seda sinu et väga palju nagu, väga palju tsensuuritakse ka, selles mõttes, et ma ka Robiniga päris palju rääkinud ja sellest siis ongi, et nagu mingi, just ongi seda tsensuuri natuke kardetakse vaata hästi palju. Mida selle silmas pead? Ja ma mõtlen, et vaata mingeid asju välja öelda, midagi teha või mingid siuksed asju. No näiteks. Ma mõtlengi, et mingid, me oleme ju nii palju vaata need igasugused videoid asju teinud, see on igasugused nalja on olnud vaata. No ütleme näiteks, kuna meie töö on nagu meelt lahutada, siis meelelahutusel sa pead testima natuke neid piire ka. Me üritame alati olla nagu selles mõttes, et nagu mõistlikud inimesed on ju, et mingite asjade üle, mis seal ma ei tea, väga muuta ei saa, siis see ei ole, vähem minu jaoks ei ole nagu koht, kui võib-olla nagu hakkad niimoodi full maha tegema, mis iganes on ju. Aga meelelahutusmaailmas ongi see, et kui sa testid neid piire, siis on nagu väga palju ei julge seda teha, on ju, see ongi sellepärast, see ongi see, et miks väga palju nagu varju ka jäävad ja ongi võib-olla sellised puppetid, vaata, kes elavad nagu teiste järgi, et kui ma peaks nagu elama nende järgi, kes on, ma ei tea, Twitteris ja kuskil mujal mingid inimesed arvavad, on ju, issand jumal, no ma ei jaksaks nii elada, see on nagu õudne, no, on ju. Et ma räägin, et mulle pigem meeldib nagu oma asja teha ja siukest tsensuuri ma väga ei kannata ja see on jälle see tuleb jälle sinna punkti, kus
kus sa oledki iseenda boss, noh. Tee, mis tahad, noh. See on kõige olulisem. Ja aina suuremaid selles mõttes areenasid tuleb hakata nagu võtma, on ju. Kuna nüüd nagu villaga, siis nagu järgmine what's next, on ju. Mis sul on mingid unistused, eesmärgi, mida sa täna saad meiega jagada? No ma olen nii seotud selle villaga praegu, et ma väga isegi ei ole nagu edasi nii kaugel nagu mõelnud, et pigem ongi see, et teha see nagu see villa täiesti ära, siis võib-olla mõelda, et kas me teeme üldse teise hooaja ja siis ongi mingisugused mõtted seal jätkata ikka YouTube'i asjadega ja teha seda kõik edasi. Siin mingid mõtted on, et võib-olla nagu brändiliselt veits nagu rohkem nagu siis laieneda, et teha mingid ägedaid tooteid, just sellised nagu, ma ei tea, näiteks mingi lõhn või mingid oma kohvi või ma ei tea, mingid siuksed nagu, või jälle need asjad, mis lõhn ja kohvi on 2 asja, mida mulle väga meeldib, on ja ma olen nagu ise selle nagu nii-öelda kuidagi fänn, on ja et siis mul nagu hea lihtne seda teha, või no oleks teha, on ja. Ja teiseks ka nagu nüüd olemegi avastanud seal, ma ei tea, et seal kas või Robiniga, mulle meeldib õhtuid juhtida, see tuleb meil väga hästi välja, avastasime ühe asja, et me ei ole nagu niimoodi vaata varem käinud, et ma olen lobisen niimoodi kaameras, mis iganes käinud siin, ongi podcastides, mingi telekates, mis iganes, aga et just, et õhtu juhtimine hästi nagu vabalt tuleb kuidagi, et hästi chill ja et ei ole siuke nii nagu formaalne, siis on nagu saate juhtimine, siin üks projekt on tulemas, kus ma olen saatejuht, et see on nagu pool, mida võib-olla siis edasi vaadata. Ja eks ta nii ongi, vaata, et ja väga palju vaata mõtteid tekib ju jooksvalt. Nii nagu täpselt literally. Nii. Jooksvalt Villa 69. Aga ongi, et jooksvalt tekivad, et sa nagu teed mingit asja ja ongi, mida ma soovitan ka väga paljudel teha, ongi siis lihtsalt, et võttagi mingid asjad ette ja lihtsalt nagu teha, ja teha järjepidevalt, aga kui näiteks midagi ei tule välja, sa oled teinud ja oled kellegi näiteks tutvunud, aga see tutvus teeb mingit asja, mis sulle tegelikult meeldib ja see tekitab huvi, sa lähed sinna, siis on juba nagu ühesõnaga igal asjal, mis sa ütled nagu jah, või sa oled nõus tegema, siis tegelikult väga palju avaneb ka teisi uksi, et kui sa ei tee mitte midagi, sa ei saagi, sul polegi must uksi ees, lihtsalt mingi, kus ma olen mingi tühjas ruumis, aga samas, kui sa võtad ühe asja ette, siis avaneb väga palju mingisuguseid uusi variante ja see ongi see, mille pealt ma olen nagu viimased aastad nagu läinud ka, et seal mingisugused, need uksed ei pea nagu olema, need võivadki näiteks YouTube'iga seotud ka, avastasin näiteks, kui ma koroonas istusin ja mõtlesin, okei, kurat, ma olen nii kaab, teen YouTube'i video, vaatame, mis täib, okei, inimestel meeldis, tavai, võtsin selle lahti, tegin selle video, tegin tolle video, Rannamaja avas jälle väga palju nagu just selle pealt uksi ja siis tuli mingi Brigittega tuli, siis ma mingi, Brigitte läks kettasse, ma mõtlen, okei, tavai, super, uks avanes, ma lähen tantsin ise bachatat, tavai, teeme seda sisu, et nagu kas või nagu sisu poole pealt, et see hästi palju nagu areneb edasi. Ja nüüd ongi, seal tänu sellele on väga palju häid tutvusi saanud, ja no mis iganes, et alati tuleb mingi teha ja siis sealt nagu avanevad need uksed, mida sa saad nagu isegi kui see tegevus võib praegu meeldinud, aga võib-olla miskit oli seal selles tegevuse juures keegi või mingi asi või mingi uus mõte tekkis, siis sa võid seda edasi arendada, et alati lihtsalt on midagi teha. Niisama asjad ei saa. Kui suur on su tiim täna? No villas on meil väga palju mähkareid seal. Ma kutsun mähkareid, me lihtsalt kutsume kõiki niimoodi. Aga meie satsis nagu. Aga villas on meil väga palju liikmeid seal, igasugused toimetajad, mingid fotograafid, mis iganes on ju, et seal on nagu väga palju. Aga just täna nagu seal nüüd järelproduktsioonis, et kes teil tiim on, kes nagu nüüd nagu juhib seda kogu projekti ja kes nagu täna on. No seal ikka ongi seal villas on siis toimetaja, kes need mustad read asjad kokku paneb, siis veel pärast vaatame ka üle mingid asjad. See on 2 monteerijat, graafika, mina montaaži siis konsultant, võib ka nii öelda. Siis on heli seal mingid asjad ja siis veel mingid inimesed, kes seal mingid asju üle kontrollivad.
et ühesõnaga, seal praegu järel post-production ikka ma arvan 10+ inimest ikka on. Aga muidu üleüldse mul nagu niisama minu nagu nii-öelda siis brändi taga tegelikult väga palju ei ole, et pigem ma ütleks, et see nagu see, et mina, Robin, siis Tarmo, kes me väga paljude asjadega aitab, on ju, siis monteerija Maarja on ju, Shurik oma vendadega käib nagu filmimisega aitamas alati. Ja siis üleüldse sellised nagu, meie sõbrad on väga nagu kriitilised mingite asjadega, on ju, ja siis nad ongi mingi, et kui me teeme mingi asja valmis, siis me alati saadame neile laiali ja sealt kas saame puid või siis pigem ütlevad, okei, tegelikult on okei, vaata, ja siis nad on meie sellised nagu two-step see verification vaata. Ülilahe, et sa teed niimoodi. Et muidu oleks see, et kui ma paneks sellest tuimalt üles nii, kus ma arvan, siis võib-olla äkki oleks seal tõesti mingeid, ma ei tea, probleeme tekkinud või ma rääkisin enne tsensuurist muidugi, aga vaata, et tsensuurile sellisel debiilsusel on vahe ka, et kui sa ikka nagu, kui sa ikka midagi väga lolli ütled või mingit sükest asja, mida ma üritan mitte teha, aga vaata, sa ise alati ei kompa seda piiri võib-olla. Et see võib olla mingid vennad, kuule, kas nagu see oli, see ei pea olema isegi nagu tsensuuri osas või selle mingi ütluse osas, see mingi nalja osas, kas see oli naljakas, see oli tegelikult suht lamp, see võiks välja kattada ja sa mõtled korra, analüüsid, tegelikult oli lamp, välja. Või siis tegelikult minust oli fine, et ühesõnaga alati nad vaatavad üle selle asja ja siis kas ma võin ka tagasi, et sul anda podcasti osas? Nii. Esiteks, ülilahe podcast. Et me võiks teha seda või? Ei, mitte see. Ma olen ammu teinud reis. Ei, ärge tehke, te teete nii palju asju juba. Laske teistel ka topis olla või midagi võiks teha. Üks asi, mis mind on häirinud teie saates. Muidu kõik on fun, stuudio meeldib, te olete lõbusad, hästi fun. Mulle meeldib see, et te podcasti eesmärk on ka meelelahutus ja teete suurepäraselt seda. Üks väike asi, mis mind teid saatejuhtidena nagu segab ja kohe ütlen ära, ka minul on palju vigasid. Kui te kordate üksteise küsimusi, see on vahepeal nagu, et näiteks Robin küsib mingi küsimuse ja siis tekib nagu siuke nagu õhupaus sinna ja sa küsid sama asja teiste sõnadega. Või sina küsid küsimuse. Kas sa mõtled, kui kui me intervjueerime kedagi? Kui intervjueerite, kui te intervjueerite kedagi. Ja sina, või see Robin teeb nagu sama, et seda teete nagu päris palju teid, et te duplikeerite üksteise sõnasid, nagu sõidate üksteisest üle sellega, et nagu keegi küsib, et kuidas sulle see meeldib? Kuidas sulle see meeldib? Ma ei olegi tähele pannud. Aga see on väike detail. See nagu veits on see, et sellised parasid sõnad käivad, et ongi, ütled, ei pane tähele pärast, keegi võib-olla nagu mainib, siis alles nagu paned tähele. No meie mis meil parasid? Kas meil parasid? Minul on väga palju parasid sina. Ei, meil ka üks pulli asi, mis me tegime hästi palju algus, kui me alustasime podcastimist ka, siis nagu me oleme muidu sellised vestlejad ja meile meeldib nagu alati anda inimesele seda märku, et jah, me oleme sinuga vestluses. Ja siis me panime mikrofonisse kogu aeg. See segab pigem ma olen ka õppinud. Hullult segab. Pigem nagu vahepeal tuleb nagu öelda see on nagu see, et sa nagu kuulad inimest, vaata. Aga sa pead päriselt kuulama ka, kui sa hakkad siis sa nagu kõrvades hakkab häirima midagi, vaata, et sa pead lihtsalt nagu veits andma märku, et sa oled olemas, aga mitte seda liiga tihti nagu tegema. Me võtsime siis Katsiga selle silmadega üle ja siis me ükskord vaatasime YouTube'i videot, kus me siis enam ei tee, aga mõlemad laseme. Siiamaani teeme, sünkroonis laseme. Praegu ma proovin nagu mitte tihti, ma lihtsalt päris mitu korda oli täna siiamaani niimoodi koos. Seda on pärast nii veider vaadata, kuidas me pead käivad nagu mingid kredi jonni kannid. Aga see ongi see, vaata, see on jälle täpselt see, et sa nagu teed, oled päris mitu asja ära teinud, sa saad aru, vaata, mis võib-olla saad mingisugust tagasiside ka, tagasisidet ja siis saad ise mingitest asjadest aru, siis sa jälle õpid natuke, sa püüad mitte teha, püüad parem olla, see ongi see, et ka siin podcast'is on ka vaadava alati väga palju nagu areneda, ja ka kui sa intervjueerid kedagi, siis samamoodi see on ka väga-väga nagu raske töö tegelikult, et kogu see prep ja research ja kuidas sa nagu struktureerid oma küsimused ja üldse kogu podcast'i nagu struktuur, et see on ka nagu väga oluline, et see on ka sellised asjad, mis ainult mõndasid asju saadki ainult nagu tehes õppida, et sa võid et see ongi see, et
ma olen väga selline inimene, kes on nagu praktika üle teooria, et kas hea näide, ma juhiloa need mingid asjad tegin ka lihtsalt kuidagi nagu, tegema vist ei tohi teada. Ma ei ütle. Tohid ikka. Ma natuke nagu ikka, tundides käisime ja õppisime neid teooria asju ka, aga samas ma õppisin väga palju nagu selle pealt, et kuidas ma siis lahendasin neid teste, vaata seal on mingid arki need mingi asjad olid, vaata need testid on ja siis lahendis selle pealt, et seda õpid palju rohkem, vaata on. See on vale vastus, aga miks see vale vastus on? Õpid sealt, okei, tavai, see on see, tavai selge. Ja väga palju on ka näiteks keeltega, sa võid seda teooriat ja mingit, kui sa tahad kirjutada, siis ilmselgelt, see on ju teine asi. Aga kui sa nagu rääkida tahad, sa õpid rääkima ainult siis, kui sa nagu reaalselt oled praktikas kohal, vaata, et sa võid ju tunnis käia, lähed ära ja mitte midagi juhtu, sa pead nagu kogu aeg nagu praktikas sees olema, sa pead nagu enda jaoks nagu läbi käima selle asja, et siis läheb kõige rohkem meelde, samamoodi muusikaga, et ma võin kõik need YouTube videod läbi vaadata, mis seal olid, aga kui ma ise ei tee, ise ei katseta, ise ei tee neid mingi trial and error, mingeid asju, ega siis ma ei õpigi, ma ei saagi aru, mis see õige sound on, mis õige liigutus ja mis minu jaoks mugav, mingi shortcut, mis iganes on. Et nagu need on asjad, et praktika nagu minu arust on palju olulisem kui teooria. Ma ei tea, kuidas ma siia jõudsin. Aga... Mis on täna sinu suurimad väljakutsed? Minu väljakutsed on... Ma arvan, ongi, eks see on jälle, ma arvan, see villa ütleb, et ongi sorry, et ma väga palju olen villast rääkinud, lihtsalt ongi see nagu nii suur osa minu elust praegu, et ma ei olegi mingitele muudele asjadele nagu väga keskendunud, et sul ongi lihtsalt see villa, sa oled nii sees, et iga päev tegeled sellega, et ma arvan, see challenge ongi minu jaoks praegu lihtsalt, et teha see asi nii võimalikult hästi kui saab, montaaži poole pealt nagu tuua, õppida siis nii-öelda aru saama, mida nagu siis inimesed veel rohkem vajavad, ja mida nad tahavad näha ja siis ka nagu selle pealt see montaažitöö nagu suunata õigele poole, vaata. Ja see on, ma arvan, kõige selline suurem challenge ja lihtsalt, et siis jõuaks nii paljude inimesteni kui võimalik ja et lõpuks nagu läheks kõik hästi ja kõik rahul. Amazing. Tõmba otsad kokku või? Täiega, kui me siin Andrei juba ennem ka mainis, et ikkagist raamatuid loeb, siis saad siis ühe lemmiku endale valida siit välja. Võib-olla juba mõndast lugenud, võib-olla mitte. Juba. No ma vaatan, mis siin on. 15 hindamatut kasvuseadust. Siis on Grant Cardone. Kusjuures ma olen see, et ma see inglise või tähendab eesti keeles ma väga ei ole lugenud kusjuures raamatut või nagu sellised, et see enesearengu raamatuid ma olen pigem alati lugenud inglise keeles. Ka midagi uut sulle? Ühe seda ma olen lugenud. Gary Vaynerchuki Niliuaksi läbi lugenud ja siis on see Darren Hardy liitvõimendus Compound Effect. Aha, ma vaatan, mis nad siin inglise keeles on. Ma olen nagu väga palju igasuguseid asju lugenud ja mul on päris mitu sellist lemmikasja ka, lemmikraamatut ka. Mis sul on mõned lemmikraamatud? Üks on lihtsalt see sama Peep Vainu oma. Kõige tähtsam küsimus. Just, ja seda ma lugesingi inglise keeles ja see inglise keel mulle väga nagu meeldis ja see oligi siuke lihtne vaata, no kuigi ma enda arust räägin inglise keelt nagu väga hästi, aga see oligi vaata hästi lihtne, konkreetne ja said nagu kõikidest asjadest aru ja kogu see süsteem, mis seal oli, et see mix et kõik on nagu mixi ümber keerleb ja siis ma see ka väga palju nagu lahendasin, nagu ma enne rääkisin ka ja see nagu viis hästi palju nagu edasi vaata, ja sa said aru mingitest asjad, miks ma seda pean, kuidas ma siit liigun edasi, sellised asjad ja siis oli veel ka üks Tony Robbinsi Awaken the Giant Within, mis aitas väga palju, see oli juba siuke keerulisem, siis oli veel Andrew Carnegie raamatust, et How to Win Friends and Influence People. See oli üks esimesi raamatuid, mis ma kogemata lihtsalt stambelisin ja ma vaatasin, vau, siis ma sain aru, et eneseareng eksisteerib, vapsee.
see on äge onju. no see, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi eesti keeles on vist tõesti sihuke nagu. See on klassika. Vundament mõnes mõttes. Just inimsuhetus kindlasti ja. Ma ei suuda valida, ma arvan. Nii, ühe pead valima. Kas M või kumb, ma ei tea, te olete lugenud ise mõlemat või? Nendest on midagi. Nendest pole kumbagi lugenud. Ma olen seda 15 hindavat kasvuseadust ma olen ikka nagu vahepeal lahti teinud ja vaadanud seal sellised nagu põhitõed üldse elus, et see on siuke nagu, mida sa konstantselt kogu aeg saad võtta ja vaadata, noh, Grant Cardone on ju. No mina Maxwelli hindan autorina rohkem kui Cardone'i. Ja aga Grant Cardone nagu tüübina, nagu lihtsalt fucking Grant Cardone. Tema elu näinud. 15 hindamatut kasvuseadust valis siis Andrei endale ja kui sa soovid ka seda endale shopata, siis million.ee saad osta ja täitsa pekkis kood annab jätkuvalt 10% soodukat, nii et saad sama edukaks ja targaks kui Andrei. Kuule, thanks mees sulle su aja eest. Mega tänulik. Ja lahe, thanks ja aitäh teile kuulamast. Ja, aitäh. Ciao. Ciao.